Ivo väärib Safiiri minu arust, nii et. Tere, minu nimi on Ivo Krustak Tere, mina olen Jim Ashilevi. ja te kuulate saadet nimega Popkulturistid. Viimast korda Ivo ja Eeva elutoas. Viimane podcasti osa üldse, Jah. eks ole, vähemalt. Kuigi oleneb, kuidas võtta, oleneb, mismoodi meie kuulajad meiega seda teekonda jätkavad, sest et tegelikult ma kuulan raadiosaateid ka samasugusest podcasti äpist, millest ma kuulan ka kõiki oma lemmik podcast'e, nii et. Jah, Kas see on see- siuke kas see tehniliselt definitsiooni on? asi, Jah. eks ole, Jah. et me oleme nüüd raadiosaade, mitte veel täna te kuulate meid veel podcastina, aga alates siis 10. septembrist oleme me Raadio 2 eetris, tuleb nii välja. Vahepeal on olnud huvitavad arengud. Aga kui sa nüüd seda ütlesid, mis tunne sul oli, kas sul oli nagu kindel või ebakindel tunne seda öelda? Natuke ebakindel veel, ma ei ole veel sellesse mõttesse sisse väga elanud ega nagu jõudnud. Tegelikult olgem ausad, ma pole jõudnud seda läbigi seedida, hoolimata sellest, et tegelikult see teema on õhus olnud väga kaua aega. Alates vist pärast meie tegelikult juba enne seda meie sünnipäeva salvestust käisime me tegemas Raadio 2 proovisalvestust, et nagu üldse katsetada, kas neile võiks see saade meelida, kas meile võiks olla raadios huvitav ja siis see nagu kogu aeg oma peas keerelnud, aga ma ei ole jah veel nagu, ma arvan, et see on selline asi jällegi nagu selle podcasti alustamisega, et tuleb nagu tegema hakata ja nägema, et mis kõik saab, kuidas kõik läheb ja siis nagu ajapikku tegelikult tekib see kindlus, et me oleme siin korduvalt rääkinud sellest, kui suurelt me kardame seda ebaõnnestumist ja meie seda nii-öelda petise sündroomi asju oleme lahanud varemgi, et teil ei ole seda vaja enam kuulata, aga noh, ma ütlen, et minul jällegi on selline tunne nagu alguses, et kas ikka ja miks ja kuidas ja mis ikka saab ja mis meist saab, Jim? Meist saavad R2 toimetuse ausad ja rõõmsad liikmed. R2 on ju iseenesest minul isiklikult mu lemmikraadiojaam. Pärast seda, kui Mega FM kinni pandi, kui ma olin 14 või midagi sellist. Mis see Mega FM Sellest oli? ma olen paar korda rääkinud ka, aga igal juhul vabandust. Mega FM oli alternatiivmuusika raadiojaam. Seal lasti nagu kõige ägedamat mussi, seal olid kõige ägedamad inimesed, väga progressiivne raadiojaam. Ja siis see pandi kinni, sest et Star FM tuli sinna asemel. Nooruspõlves oli kõige ägedam raadio, olgem ausad, ikkagi V6. Ma siin Rockimehena, no ikka sulle oli V6. või hiljem, eks ole, Raadiomaania, ma ei hakka siin nagu mingeid järeleandmisi tegema tegelikult. Aga no okei, jätka. Aga seoses sellega, mis sa ütlesid, et noh, proovima peab ja natuke on see tunne, nagu hakkaks selle esimest saadet tegema ja kõik see, siis mul tuli meelde see Yoda meem, mida on internetis nii palju nähtud, kus ta ütleb, et do or do not, there is no try. Kas see oli sinu Yoda hääl? Jah, see oli siuke okei, ma ei tea, miks, aga Yoda, okei, ma ei tea. Kas see ei olnud üldse Yoda moodi või? Ma tundsin ennast nagu Yoda, kui ma seda tegin. Natuke vanurlik võib-olla selles suhtes. Aga noh, ei, selles suhtes on sul õigus, eks see on jälle selline nagu ette juba kuidagi siuke muretsemine, nagu ja meile kohane on, eks selles mõttes muretseda tasub, et meil on ju nüüd midagi väga erilist on ju loodud nagu selle aastakese jooksul ja me ju küsisime ka oma kallitelt patroonidelt, et mida te arvate, mida see samm võiks tähendada, kas see tekitab teis pigem elevust või pigem pettumust. Ja peab ütlema, et suurem osa tagasisidest või tegelikult kogu tagasiside oli positiivne ja siuke toetav, mis on väga lahe, aga siiski jäid kõlama ka mõned siuksed kõhklevamad noodid, võib-olla kerge mure, sellepärast et äkki see saade ei ole enam siis nii eriline, et äkki see kuidagi, noh, kui ma seda endale nagu ümber tõlgin, siis see kartus võikski olla, et äkki saade läheb lahjemaks, kuna tegu on ju riikliku raadiojaamaga ikkagi, et äkki me seal hoiame ennast kuidagi vaos rohkem, kaotame oma teravuse, noh, kuigi me ei ole nagu teab, mis nagu okkalised ja teravad, aga noh, sellegipoolest on ju, et raadioeetris ma ka seal peatoimetaja Kristo Rajasaarega kohtudes küsisin kohe, et mina ropendan, et kuidas sellega jääb, on ju. Ja põhimõtteliselt anti roheline tuli ropendamisele, lihtsalt tuleb pärast, jah, kahjuks need roppused sealt ära korjata. Sa võid samas vanduda.
aga ma võin vanduda ja noh, nii see on, et mingisuguseid kompromisse nagu tuleb teha, aga samas ma ei tea, kas nagu ropendamine on ka meie saate nagu sihuke selgroog, et kui see ära võtta, siis kukub kõik kokku, siis on läbi. Kikub kokk, et siis nagu siis on putšis. Mul on isegi raske, ma üritasin, ma hakkasin, nagu mul enne oli juba raske, kui ma ütlesin selle välja, kui ma mõtlesin, et ma pean nagu siia ütlema. Ja see on nagu, sa ütlesid seda natuke nagu Tigran oma selles Ferrari loos, vaata, kus ta ütleb, et kuuled metsa Gucci, Versace, käi Butši. Et siis ka nagu Butšis. Butšis, Augusti Butšis. Mis juhtus Augusti Butšil, kas sa tead? Kas kõik oli Butšis või? Võimudega olid halvad lood. Jah, võimuga oli asi Butšis. Yeah. No vot, et me võime väga leidlikult seda asja nagu jätkata. Keeleuuendajad nagu me oleme, sina rohkem kui mina, aga mis hakkasid ütlema? Ei, ma ei mäleta enam. Ei, sa ütlesid, et me võime niimoodi kuidagi? Ma tõesti enam ei mäleta. Mida me võime? Vaata vahel, kui... Mõte läks, sa hakkasid norima mind ja siis mul läks asju. Aga sest ei ole midagi. Kas ei ole vahel niimoodi, et kui segad kellelegi vahele, et näed, et tal juba see mõte nagu lendab siukse nagu valge tuvina suust nagu ja siis hakid sinna vahele lootuses, et äkki ta ei unusta ära seda mõtet nüüd, on ju, ja siis kui see mõte on kadunud. Sa mõrvasid selle tuvi. Jah, tuvi lendab poolikuna sealt suust välja, on ju. Et siis on nagu hullult kuidagi siuke, tahaks nagu aega tagasi pöörata lihtsalt ja lasta tal lõpetada oma lause. Ma olen üsna kindel, et see mõte oli juba jooses nagu vajumas ära, nii et sellest ei ole midagi, et sa siia vahele segasid. Mu mõtted ongi sellised. Aga räägime saatest veel edasi. No jah, meeldib, ikka endast on hea rääkida. Et see kõik on... Kogu see podcast on olnud üks suur eksperiment nagu selles mõttes, et meil ei ole ühtegi garantiid kunagi olnud, me ei ole kunagi ette saanud teada, kas meil jagub jututeemasid igaks saateks, me kunagi pole, me ei saanud ette teada, kas meil üldse omavahel jutt jookseb, samamoodi polnud ju õrna aimugi ega ühtegi garantiid, et keegi päriselt meid kuulama hakkaks, aga seda asja niimoodi järjest tehes ikkagi tekkiski mingisugune sihuke väga kindel kuulajaskond, väga sihuke järjepidev tagasiside ja erinevad aruteluteemad said tänu erinevatele episoodidele alguse ja see omakorda jälle toitis kogu seda sihukest kogukondlikku läbikäimist. Nii et praeguse seisuga, kui mõelda R2 peale, siis milline raadiojaam veel võiks meie saatele sobida, mulle tundub, et ei olegi ühtegi alternatiivi ja ei peagi olema selles mõttes või et ma ei igatse isegi mingisugust suuremat valikuvabadust, et ma ikkagi tajun, et meil on midagi R2-le juurde anda oma saate näol, et mulle tundub, et sellist saadet, või noh, mitte ei tundu, vaid ma tean, et sellist saadet R2-l praegu ei ole, et neil on väga kihvtid jutusaated pühapäeviti eetris ja ma olen ikkagi pühendunud kuulaja nendel jutusaadetel ja autos on mul R2 peal niikuinii kogu aeg, et see muusikaline profiil ja see jutusaadete sihuke valim seal on mulle väga meeltmööda ja ma tunnen, et me sobituksime sinna hästi oma stiiliga või oma teemadega. Aga noh, ja mis veel on eriti tore, on muidugi see, et me saame muusikat lasta, et see proovisaade, millele sa viitasid, mida me käisime R2-s tegemas, seda on meie patroonid nüüd kuulnud, kõik võib-olla ei ole. Need, kes ei ole, neil on endiselt võimalus seda saadet endale alla tõmmata Patreonist, teised ei saa mitte kadedusest, aga lihtsalt, et ei saa kõike, noh, niimoodi, niisama. Aga, et seal proovisaates sa on ju nagu noppisid need muusikalised vahepalad välja põhimõtteliselt või nagu feidisid kiirelt välja nendest Beatlesite panin lugudest. Sinna peale mingi möla. Jah, et see oli ka omamoodi huvitav. Oli. See oli tore lahendus. Aga ikkagi, et see muusika mängimise võimalus tekitab minus küll nagu väga suurt elevust, sest et muusika mängib nii olulist rolli meie peaaegu igas episoodis tegelikult. Me alati, noh, kui on palju teemasid, mida tuleb niimoodi nagu otsida vahel, nagu et oota, mis nurga alt või kuidas, siis muusika on üks teema, mille käsitlemise kuidagi vajalikkuses ja põnevuses me oleme alati kindlad. Ja kui saab sinna juurde veel reaalseid palasid lasta, siis see tervik, noh siis sellest saabki nagu mingi tervik minu jaoks. Et sest muidu siiamaani me olime piiratud sellega, et me võisime nagu kirjeldada mingisuguseid albumeid ja mingisuguseid laule, aga
nüüd me ei pea enam neid nagu ümber jutustama, vaid saamegi muusikal endal enda eest kõnelda. Jah, ja noh, ütleme nüüd, kui aasta on popkulturistide algusest möödas, on noh, minu jaoks ääretult kindel see, et saade peab kasvama, saade peab arenema kuhugi, sellepärast et kõige hullem asi, mis saab üleüldse igasuguste projektidega, ükskõik mida te ette võtate, et juhtuda, on see, et ta lihtsalt jääb paigale, et ta nagu ei kao ära, aga ei liigu ka enam õieti kuhugi ja ma olen nagu püüdnud alati noh, nii enda peas kui ka tegelikult noh, meie omavahel rääkides me oleme teinud neid koosolekuid, kus me mõtleme, et noh, kuhu edasi, kuidas me kasvatame oma kuulajaskonda, kuhu me edasi saame areneda, et noh, alati on olnud neid mõtteid selles osas, et noh, mis võiks meie kanal olla või et kuhu alla me sobituksime, mida me saaksime nagu ise veel juurde pakkuda, noh, meie kaks sinuga lisaks sellele saatele endalegi, meie sünnipäeva korraldamine tegelikult nagu üritusena andis niisuguse ääretult positiivse tagasiside meile endale, et see kuidagi inimestega kohtumine, ürituse tegemine ja sellise nagu laheda õhtu korraldamine oli tegelikult nii kihvt ja noh, oleks me saanud Raadio 2-st võib-olla eitava vastuse või poleks see kunagi lauale tulnud, siis noh, me oleksime kuidagi teistmoodi sellel aastal võtnud mingi suuna ette, et muutuda. Või siis meil ei oleks tegelikult jaksu selleks olnud või me oleksime ta kuidagi rohkem küljele läinud ja me oleks võib-olla veel aasta vedanud välja ilma, et midagi muutuks ja siis leidnud, et noh, asi ongi kuidagi soiku jäänud. Mis oleks ääretult kahju, sest võib-olla kõige olulisem osa kogu selle asja juures on olnud see tegelikult need inimesed, kes on selle saate ümber tulnud. Et noh, alguses kuidagi niimoodi naljatades on ju alati, hakkad bändi tegema, hakkad kirjutama, mida iganes, sa mõtled, ma teen seda endale, ma ei taha, see ei ole üldse oluline, et keegi kuulab või teeb, et lihtsalt proovime, teeme enda jaoks, aga kui sa saad need inimesed enda ümber, siis see muutub järjest rohkem ka nagu nende jaoks, see on nagu selle kogukonna oma ja tegelikult kõige hirmuäratavam osa selles ongi selles muutuses, selles kasvus, igasuguses arengus on see, et noh, et sul on see kogukond ja kogukond on rahul, kogukonnale meeldib ja nüüd toimub mingi muutus ja noh, ääretult vajalik ja ääretult tore on, kui see kogukond nagu saab kaasa liikuda ja tunneb ka, et ikkagi nende nagu hääl ja arvamus on oluline, et seetõttu me tegelikult noh, kuna meil on Patreon, kes on tegelikult inimesed, kes on justkui meie nii-öelda board of directors või meie nagu sellised, nemad on oma raha alla pannud sellele saatele, nendel on ka nagu õigus midagi öelda ja et nüüd me nagu arvasime, et küsime neilt ja need noh, ütleme see kogukonna tunnetuse küsimus kumas ka nende vastusest läbi, et noh, et võib-olla siis ei ole nii väga enam selle kogukonna oma see saade, aga ma loodan ja see on see, mille nimel me oleme rääkinud ka, et noh, me tahame töötada, et tegelikult see annab meile uusi võimalusi kogukonnaga suhestumiseks nii läbi erinevate ürituste kui ka noh, siis nagu muude tegevuste, et see saate nagu tehniline läbiviimine võtab oma aja ja see aeg vabaneb väga suures osas nüüd ütleme raadiosse levimisega, kus on terve taristu üles ehitatud selleks, et oleks tehniliselt noh, asjad kooskõlas, meie lähme ja teeme oma saate, eks ole, et see annab meile tegelikult võimaluse võib-olla natuke rohkem aega suunata ka igasugustesse teistesse tegevustesse, kuidas oma nagu kuulajaid ja muidu nagu well-wishereid nagu noh, kaasata. Ma vähemalt ise nagu väga sooviksin seda. Just, sest et meie teeme ju sama saadet edasi ja me teeme seda samamoodi oma kogukonnale edasi. Nii et see, et seda saadet võivad enda jaoks avastada veel mingid inimesed, kellel võib-olla puudub podcastide kuulamise harjumus või kes lihtsalt on kuidagi väljaspool meie Facebooki nagu selliseid äärealasid isegi, et kes nagu ei ole lihtsalt sattunud peale, neil on nüüd võimalus ka kampa lüüa ja see on ju ääretult positiivne. Ja need, keda ei huvita, neid ju noh, neid me ju ei hakkagi huvitama ja nii see on alati olnud ja nii see hakkab ka olema, et siin on võimalus selleks, et meie kogukond muutub veel kirevamaks, veel ägedamaks ja kui seda niipidi vaadata, siis ma üldse ei näe, et see erilisuse tunne kuidagi kahjustada võiks saada, sest et noh, jällegi see diskussioon ju siis elavneb, me ise saame sellest rohkem indu, ainus asi, mida ma nagu selle kõige juures pelgan tegelikult ongi selle saate ilmumissagedus, mis tegelikult praegu siiamaani oli meil niimoodi noh, lihtsalt kujunes nii välja, et hea küll, teeme 2 korda kuus seda saadet, eks ole. Kuidagi ajaliselt
niimoodi sobis, et jõudis vahepeal selle ühe saate nagu üles saada, väike hingamispaus ja siis nüüd me hakkame iga nädal saadet tegema. Leevendav tegur on see, et saade on mõnevõrra lühem ju tegelikult. Puhtalt sellepärast ka, et vahepeal on muusika, nii et see juba võtab umbes 50% saateajast enda alla ja ülejäänud pool saadet me siis räägime, eks ole. Kuskil 25. Pigem isegi nii. Kui te varem saite, kui varem tuli välja podcast niimoodi, et oli nagu 2 korda kuus 1,5 tundi, siis nüüd tuleb iga nädal, enam-vähem tund aega, aga sellest umbes siis 40-45 on, eks ole, on see jutt, ehk siis nagu jutumahuliselt nagu väga palju ei muutu, aga teisalt jällegi tuleb juurde muusikat ja tuleb see tihedus, te saate tihedamini meid kuulata. Me nüüd kohtume tihemini teiega, armsad kuulajad. Meie meeleolu hoiab üleval muusika, mis on ju väga-väga kihvt. Me oleme meeldivas seltskonnas, sest et need väikesed kokkupuute võimalused, mis meil seni on olnud R2 perekonnaga, on olnud väga meeldivad. Yeah. Me lähme homme R2 hooaja avapeole vist, on ju? Tuled või? Ma ütlesin sulle, et see on homme. 1. septembril. Ma püüan, mis? Ma ei tea, õhtul on see kella 8. No ma püüan. Jah, ühesõnaga, et me lähme peole, me nagu veits tutvume seal inimestega. Võrreldes sinuga, ma kuulan sinu juttu sellest, kuidas sa neid jutusaateid kuulad. Ma tahaksin kasutada sõna raadioamatöör, aga raadioamatöör on hoopis teistsugune inimene. Raadioamatöörid tegelevad igasuguste raadiotehniliste lahendustega ja katsetavad igasuguseid lühilaine raadioid ja nii edasi. Aga ma olen inimene, kes väga ei kuula raadiot. Tegelikult ma viimati R2 niimoodi pühendunult kuulasin siis, kui seal oli Vaiko Epliku show ja siis ma kuulasin justkui podcasti vormis seda ühte saadet. Ma ei ole neid jutusaateid tegelikult väga seal üldse kuulanud ja nüüd hiljuti, kuna Raadio 2 programmis on igasuguseid kihvte asju tekkinud vahepeal juurde, et siis ma olen nüüd kuulanud vahepeal Meta-Americana saadet, mis mulle väga meeldib, kuna me oleme siin rääkinud nendest nii-öelda sellest Ameerika muusika avastamisest, eks ole, sina oma Bruce Springsteeni raamatuga ja minule countrymuusika on kuidagi huvi pakkunud, et siis see saade võimaldab mul avastada seda natukene alternatiivsema Ameerika muusika maastiku nagu võlusid. Aga jah, muidu mul ongi nüüd huvitav, kui hakata vaatama, et mis värk selle raadioga on. Kindlasti me saame ka sõimata. Seda ei ole siiamaani juhtunud, aga kui me oleme ikkagi Rahvusringhäälingu eetris, siis tõepoolest see saade ju jõuab ka selliste inimeste kõrvu, kes ilmselt ei suuda oma kõrvu uskuda, kui me oma suud lahti teeme, et mis kurat, mis möla see nüüd on. Et kindlasti hakatakse ka laksima foorumites ja tuleb mingeid kurjemaid meile, et selleks peab ka vaimu valmis panema ja küll me siis üritame karastuda, et see käib ka selle töö juurde. See on kindel. Eks me saame teha ükskord siis saate sellest, kuidas see kõik mõjutab. Te võite meile kirjutada muidugi ka rohkem positiivseid kirju vastukaaluks, kui meie saated on muidugi head. Ma ei tea, ma loodan, et meie saated on tulevikus ka head. Ma ei tea, kui head on senini. Põhimõtteliselt sa nagu juba ette palud, et kaitske meid. Siis kui... Sa hirmutasid mind nii ära nüüd selle jutuga, et hakatakse laksima. Kohe tänaval tullakse kallale, ma kardan. Ai, seda ma ei tea. Eestis pole vist juhtunud, ainult Vaiko Eplik ükskord sai rusikaga, kui Eurovisioonil ja nende asjadega. Vaata, meie ei lähe Eurovisioonil. Ja Ahto Lobjakes, kes kommunismist rääkis, sest nagu ühesõnaga Ekspressis oli temast profiililugu, nagu seal on vahel lehe alguses ja seal mainiti ka, et on ka nuga välgutatud, välja hõigatud seisukohtade pärast tema nina all. Et ma arvan, et ma ei tea, ma kaldun arvama, et meie nagu nuga ei saa selle me ei ole vist nii nagu tugeva arvamusega. Me vist kui ei kriibi nagu niimoodi, vaata. Et isegi kui me... Kui me paneksime saate nimeks popkommunistid, siis läheks vist nagu keeruliseks. See oleks väga huvitav. Ma arvan, et seda peaks... Kuule, kas meil on veel aega kuidagi nagu teha mingi muudatus? Tea, kas ma isegi tahaks, aga... Proovida lihtsalt, et kuidas on olla popkommunist. See on saade Nõukogude Liidu populaarkultuurist vahemikus 1950 kuni 1989. Aga anyway.
me paneme Patreoni kinni, et Jah. see on asi, mis on kindel, sest et see on hea teema vahel. oleks nagu kummaline ja kohatu võtta ühest küljest ühte taskusse pista nagu riigi raha ja teise taskusse veel inimeste oma ausalt teenitud raha, et see kõik on ju, et siis oleks nagu topelt. Meie kallid kuulajad enam-vähem kõik topelt ei maksusta. Just, et te kõik olete niikuinii, teie kõik, kes te makse maksate, te juba olete meie patroonid siis nagu siukse riikliku maksusüsteemi kaudu. Aga siiski me ju suhtleme kõigiga edasi oma sotsiaalmeediakanalite kaudu, see ei muutu. Twitteris, Facebookis, Instagramis, meili teel, tänaval, igal pool me suhtleme edasi, ehk siis ühesõnaga, mis muutub, ongi kokkuvõttes saate avaldamisplatvorm, eks ole, et me oleme raadios, aga kõik need saated, nagu ma juba ütlesin, jõuavad lõpuks ikkagi podcasti kujul R2 feed'i. Üks nagu tüütu asi, mis nüüd on vaja siis kõigil kuulajatel, kes tahavad meiega jätkata. Loodetavasti te kõik tahate jätkata, et see üks tüütu liigutus, mis on vaja ära teha, on siis see, et tuleb meie praegune feed vahetada R2 popkulturistide feed'i vastu, aga eks me seda siis hõikame välja ka ja kordame seda aeg-ajalt ja juhendame, kellel on vaja abi, et seal midagi väga keerulist ei ole, see on põhimõtteliselt lihtsalt sama nagu subscribe'iksid lisad omale uue podcasti kuulajaks, just. Et nii see on, et seal nagu need episoodid jätkuvad ja vana feed jääb alles, seal on arhiiv, me ilmselt lisame sinna ühe siukse väikse osa veel, kus me ütleme, et nüüd te siit enam uusi osasid ei saa, et inimene, kes sinna subscribe ib, teab, et ta läheks järgmise juurde. Ja kui me kunagi tuleme tagasi elutubade nii-öelda maailma, et siis ilmselt saame jälle jätkata. Kes teab, mis tulevik toob. Aga praegu jah, tehniliselt ma veel natuke ei tea, mis SoundCloudist saab, sest SoundCloud on üldse siuke väga suur küsimus õhus, et kas SoundCloud firmana jätkub. SoundCloud on pankroti äärel juba mitu korda olnud ja võib-olla sel aastal siis nüüd lõplikult, aga me veel näeme, et igasuguseid viise, kuidas meie saadet kuulata, me kindlasti hõikame välja, täpsustame, paneme kirja, püüame selle teile võimalikult mugavaks ja lihtsaks teha, aga need, kes subscribe ivad, need siis peavad väikese ümberlülituse tegema. Just, ja kui läheb kõik täiesti perse, siis me ju saame alati jätkata siin koduses miljöös, võib-olla siis mingil veidi muudetud kujul, me oleme veidi nagu kõrvetada saanud häältega siis ilmselt, on ju. Nagu sinu Yoda hääl. Jah, aga kokkuvõttes neid plusse on praegu rohkem kui miinuseid selle hüppe tegemise. Muidu me seda ju ei teeks. Hüppe tegemisel ja muidu me seda ei teeks. Ärevus on hinges, me ei tea, kuidas see kõik hakkab olema, mis tunne seal stuudios on, kas me saame ennast seal lõdvaks lasta, kas me harjume ära ja kas me äkki ei räägi ennast lihtsalt tühjaks, kui me peame tõesti iga nädal nagu tööl käima, on ju. Ma olen juba hakanud teemasid üles kirjutama, need on väga, ma loodan, et nende seas on ka väga huvitavaid teemasid. Me oleme mõtelnud külaliste peale, sest nüüd lõpuks on meil, eks ole, rohkem kui 2 mikrofoni, mis on ka hästi suur pluss, kui sa tahad rohkem kui 2 inimest kaasata. Ja, nii et nüüd on aeg tsiteerida Yodat uuesti. Tee mulle seda Yoda häält, kuidas see oli umbes? Ma ei jää nüüd hätta, aga see peaks kuidagi siin nagu kõrgem. I'm Yoda. Ei, see oli nüüd mingi pateed. Mul läks valesti, sorry, jätka sina. Do or do not. There is no try. Parem. Lõpuks läks kuidagi joodikuks kätte, aga muidu oli päris hea. Parem. Jim, sa tegid minuga ühte asja siin mõned saated tagasi ja ma tunnen, et mul on aeg sulle kätte maksta. No? Sul oli vahepeal sünnipäev ja nagu sina andsid mulle nii-öelda eetris või salvestuse ajal üle kingituse, siis ma tunnen, et ma pean sama tegema. Mitte isegi, et ma tahan sama teha. Ma tahan, et sa krõbistaksid mikrofoni pakendit. Ma tahan, et sa vaataksid seda asja ja reageeriksid kohe, sest see oli nii ääretult lahe ja ebameeldiv mulle, nii et aeg on nagu tagasi teha. Tead, mis ma lihtsalt väike kommentaar siia kiirelt, et kui sa oleksid psühhopaat, siis ma arvan,
et see, mis sa praegu annaksid, see oleks umbes nagu Fincheri filmi Seveni lõpp, vaata, kus ka Brad ma ei Pittile vaata tuleb koledaid filme, ma ei tea. no ma just ütlen, et seal siis ühele detektiivile, keda mängib Brad Pitt, tuleb ka üks pakk nagu lõpus Kevin Spacey'lt siis, kes on siis see psühhopaat, keda ta nagu jahib. Et siis, et ta tahtis ka väga näha, et mis reaktsioon on. ma loodan, et sa ei ole nagu Kevin Spacey filmis Seven. Ei, ma ainult head, ma tahan su head reaktsiooni ja meil ei ole saate lõpp, meil on veel terve saade ees. Psühhopaadid ka tahavad ainult head enda meelest. Mu käes on üks kott ühelt suurelt Eesti raamatupoelt. Ma just avastasin, et siin peal on sirp ja vasar. Aga no saates popkommunistid, see on ju täiesti kohane. Ma annan selle sinu kätte ja palun sul krõbistada võimalikult palju, et meie kuulajad saaksid seda heli ülekannet kuulda. Tegu on tõepoolest paberkotiga. Selline jõupaberi laadne, pruunikas. Gea oli 98% kindel, et sul ei ole seda, aga 2% tõenäosus jääb muidugi veel alles. Ahaa. Aga noh, kui see on ikka nüüd 2%, siis ma pärast lõikan kogu selle värgi välja. Väga armas. See on, tegu on vinüülplaadiga ja see on ansambel Aeglane sukeldumine. Jah. Ingliskeeli siis Slow Dive. Kusjuures Eesti indie-bänd Aeglane sukeldumine poleks ka paha mõte. Jah, kui me teeksime Slow Dive'i covereid näiteks, Slow Dive'i coverbänd, oleks väga mõnus ju. Ja tegu on Slow Dive'i albumiga, mille pealkiri on Aeglane sukeldumine, ehk siis samamoodi Slow Dive, ehk siis self-titled, öeldakse selliste LP-de kohta. Ja tegu on minu 2017. aasta ühe olulisema või südamelähedasema sükse reliisiga, sest Slow Dive'i ma olen väga palju kuulanud ja mul seostub Slow Dive'iga just siuksed siirupised, unised, suvised hetked, kui ma järjest laseringist tõin endale koju Slow Dive'i CD-sid ja kuulasin neid lihtsalt ribadeks ja sel ajal, kui mina nad avastasin, olid nad juba tegevuse lõpetanud ja nüüd aastal 2017 tuli välja siis nende see self-titled LP, mida ma nüüd hoian enda käes, sest see oli siin kingipakis ja see vist tuligi kas pärast 22 aastast, see peaks olema vist siin kirjas, jah, pärast 22 aastast pausi andsid nad selle albumi välja ja see on nii kuradi ilus album ja selle ma nüüd sain kingiks. Ma loodan, et sul tõesti ei olnud seda varem. Aga kuidas tundub? Vinüülplaadi kujul. Kas sa arvad, et mul oli või ei olnud? Ma ei tea. Kui ma praegu nii rääkisin. Ma ei oska hinnata. No võt, siis. See on siuke asi, et huvitav, kas on mingisugune programm olemas, mille nagu, et siuke audio valedetektor, et sa söödad selle faili nagu sinna programmi sisse ja siis ütleb, kas see oli nagu valetaja hääl või teeskleja hääl või tõerääkija hääl. Meil ei ole isegi ühtegi valedetektorit vist, mis ilma aju skännimata suudaks öelda. No sa tead, eks ole, et valedetektorid, need polügraafid, need, mis filmides küll, need ei tööta, eks ole. Ei tööta või? Jah, see on mis asja? Butafooria ja need asja. Mu maailm varises kokku praegu. Selles suhtes, et kohtud ei tohi neid kasutada tõendusmaterjalina. Sest et seal on nii palju segavaid tegureid. Ei, see lihtsalt ei tööta. Ta ei ütle sulle, kas sa valetad või mitte. Okei. Mida see ütleb siis üldse? See on väga hea butafooria, see tekitab inimesest tunde, et noh, nagu, et siin on suured masinad küljes ja äkki ta ütleb ausalt üles, ta tegi midagi. Tunnistab üles. Ei, noh, tegelikult see on jah, ta võib nagu natuke suunata sinna poole või nii ja naa, aga see on vale, inimesed võivad neid petta väga lihtsalt, inimesed võivad lihtsalt närvis olla ja kõik need, sa ei saa midagi aru. See on väga armas, väga eriline kink, ma olen väga rõõmus, aitäh, ma viin selle koju ja hoian seda. Ma ei saa padjal hoida, sest et siis see vinüül läheb loperguseks. Vinüül ei tohi hoida, pane ilusasti riiulisse. Aga aitäh, väga lahe. Kuidas sul meelde jäi, et ma samas ma vist olen ikka nagu piisavalt palju. Sa oled ikka korduvalt öelnud, et see on hea plaat, jah. Ja ma siis kuulasin seda ka ja see on tõesti väga hea plaat. Tähendab, ma ei kuulanud mitte seda vinüüli, aga ma mäletan, et tol hetkel, kui me siin saateski tegelikult juba sellest Slow Dive'ist rääkisime, et siis ma võtsin ta kuulamiseks ette. See kukub. Ei kuku. Okay. Kukub.
ei kuku. Jah, nii, et kui see plaat ka välja tuli, et siis ma sinu soovitusel kuulasin seda ja see on tõesti hea plaat ja niimoodi üks päev raamatupoes siis plaadiriiulit sirvides ma avastasin, et selle võiks ju sulle täitsa kinkida sünnipäevaks, kuna see nüüd vahepeal toimus. Jaa, väga-väga nunnu. Sellel aastal on päris mitu väga head plaati välja tulnud ja tulemas veel. Ma just ise hiljuti avastasin Queens of the Stone Age'i uus plaat Villains, mulle väga-väga meeldib. Ma olen niimoodi rongist maha jäänud, et ma ei tea, et neil on uus album väljas või. Ja Jay-Z uue plaadi ma võtsin ka vahepeal läbi kuulata, et sinu soovitusel ma lõpuks ei ostnud seda, vaid tegin... Kas ma ütlesin, et ära osta või? Ma sain aru, et sinu soovitusel, et trikitama peab, et kuigi sina ise oled oma Tidali proovikonto juba ära teinud selle tasuta 30 päeva, et siis sa võid näiteks oma abikaasale Eevale teha konto ja siis lõpuks ma seda tegingi, olen seda plaati nüüd mitu korda kuulanud, et mul saab see Tidali proovikuu mingi hetk läbi. Mul on siuke tunne, et ma tõesti ostan selle plaadi, sest see on väga hea plaat. See on siuke mõnus plaat, mida ma nüüd mõned õhtud olen kuulanud ja millegipärast nüüd, kuna tuli samal ajal välja ka see Queens of the Stone Age'i plaat, siis mul on seda Jay-Z'd kuulates siuke tunne olnud, et ma võiksin praegu ka hoopis Queens of the Stone Age'i kuulata, et siuke kahe plaadi vaheline sõda käib natuke mu peas. Aga eks nad on väga erineva meeleolu albumid ka kindlasti, ma ei ole kuulnud Quatsa uut nüüd, aga see on, mõlemad on head plaadid, mõlemad soovitaks, Queens of the Stone Age'i ka väga-väga soovitan, see on siuke funky. Nad on alati natuke funky olnud, aga see on nagu ikka siuke, mitu lugu on ikka täiega tantsukad, et see näiteks see plaadi avalugu Feet Don't Fail Me Now on kohe väga-väga siukse tantsurütmiga lugu ja siin on ka lüürikalt ääretult häid lugusid, nagu näiteks on Fortress, millel on hästi-hästi ilusad sõnad, võib-olla kõige ilusamad sõnad, mida Queens of the Stone Age'il üldse ühelgi plaadil on olnud. Tasub ühesõnaga selline plaat, mille ma juba palusin omale ette tellida poel Beat, et kui jõuab kohale, et siis andke kohe teada, et see on täpselt siuke plaat, mille sa paned mängima ja loed samal ajal sõnu kaasa, kui see mängib, mis on väga-väga tore asi plaadiga teha, mida tänapäeval vist väga enam ei tehta või? Mina teen. Sina teed? Spotify's oli mingi hetk sisse ehitatud see mingi Lyric Genius või mingi vaade, et sa põhimõtteliselt samal ajal, kui laul mängib, et siis ta nagu rullib kaasa neid sõnu, aga see vist korjati ära või kui keegi oskab mulle öelda, kuidas tagasi saada, see oli päris tore. Mul on üks hästi armas mälestus sellest, kuidas meil oli vist Tallinnas etendus, ma arvan, et see oli teatrikooli ajal veel, sest et miks me muidu oleks pidanud terve kursusega olema korraga Tallinnas ja siis bussiga Viljandisse sõitma. Ja õhtusel ajal siis võttis buss meid peale kuskil seal Balti jaama juures ja sõitis Viljandi poole tagasi, et me saaksime minna tundidesse järgmistel päevadel loengutesse, et siis teel Viljandisse bussijuht ütles, et võib ka mingi oma plaadi tuua sinna tema Maci, on ju, et see on okei. Ja siis mul oli CD kaasas, mul oli Deftonesi self-titled CD kaasas ja siis ma palusin talle selle panna mängima ja istusin oma kalli armsa kursae Mari Pokineni kõrval, kes nüüd on Mari Jürjens juba mõnda aega. Aga Mari, kes vähegi Mari muusikat on kuulanud, on ju, et siis ta teab, et Mari ei ole otsene nagu metalhead. Nojah, et ta ei väga nagu ei ole Deftones tema teema võib-olla, aga tore oli see, et seal albumi, seal kaanevoldikus, siis ma ei oska seda kunagi nimetada, sest see ei ole brošüür, vaid see on, mis asi see on? Gatefold ongi. See on nagu, ma ei tea, mis asi see on, igal juhul nagu see, mis on nagu see asi. Plaadiraamat. Plaadiraamat, no ta ei ole nii paks, et olla raamat, on ju. Plaadivoldik, miks mitte? Plaadi ajakiri, kus ei, absoluutselt mitte. Plaadiflyer. Ei tea, kokku klammerdatud flyer, kus on mitu lehekülge ja mille pealmine osa on siis plaadi, kõik said tegelikult ju aru juba kohe alguses, millest jutt käib, on ju. Ei tohi alahinnata oma kuulajaid. See solvab nende intelligentsust. Eriti meie kuulajaid, kes on ääretult võimekas. Et seal olid siis kogu selle, kõikide lugude sõnad olid seal kirjas, on ju. Ja kui nüüd Chino Moreno nagu suur osa ajast nagu karjub, vaata lugudes ja üleüldse see muusika on üsna siuke mürarohke, et sealt ei pruugi isegi kui Chino laulab natukene nagu selgemalt, artikuleerib rohkem võib-olla kuidagi, et siis ikkagi see mürafoon vahel nagu sööb ära mingisugused repliigid ja sõnad. Nii et oli nagu väga abiks, et olid need sõnad niimoodi silme ees. Ja siis ma palusin Marit, et ta laulaks minuga koos nagu terve selle albumi läbi. Aga nagu aga siin nagu oluline tegur ongi see, et Mari polnud elu sees kuulnud seda albumit ja bussijuht mängis seda niimoodi nagu
vaevu kuuldaval nagu valjudusel ja see bussimürin ja kõikide teiste inimeste nagu vestlused, mis see oli nagu mingi staatika seal taga. See oligi nagu siuke, et Mari nagu väga püüdlikult nagu siis need järgmised tund aega nagu niimoodi püüdis aimata nagu, et kas ta laulab õigesti või kas need meloodiad praegu, et või mis asi see üldse nagu on üldse praegu. Aga kuna ma ise olin ka siuke järeleandmatu, tagantjärele mõeldes võib-olla oli see isegi natuke nagu pealetükkiv minust, et niimoodi sundida on ju kedagi. Inimest tund aega bussisõidu ajal laulma kaasa ühte metal-albumit, mida ta pole elu sees kuulnud. Ei, see on jumala normaalne. Aitäh, kui sa arvad, et see on normaalne. Ma arvan ka, et see on normaalne. Et no nii oli jah, et selles mõttes, et olen erinevates olukordades sõnu nagu paralleelselt jälginud, kuulamisega paralleelselt ja vahel ka kaasa laulnud, oli see, mis ma tahtsin öelda. Ma tegelikult selle loo peale nagu ääretult ootaks nüüd Mari Jürjensi Deftonsi coverplaati, akustilist coverplaati. Ja see võiks olla siuke selles mõttes nagu, et see kontseptsioon võiks seisneda ka selles, et ta peab nüüd nagu mälu järgi taastama seda, mida ta läbi selle bussi mootori müra ja selle ümbritseva jutuvada ja minu valesti lauldud meloodiat, sest ma ka võib-olla ei kuulnud kõike õigesti seal ja ei laulnud õigesti ka. Et kuidas tema mälust nüüd kerkiks uuesti see Deftonsi self-titled. See võib ka siuke duett olla või duoplaat, et te nagu koos taas lavastate seda bussisõitu plaadil. Ma juba nüüd vaimusilmas juba näen siukest nagu kontsertetendust, mis võib-olla on siuke ühekordne aktsioon ja see võiks toimuda Kumus näiteks, et ta on ikkagi popkulturistid esitlevad. Ja ongi siuke live ja reaalajas taas loome selle albumi ja siis tulebki nagu siuke cover album, mis on nagu väga eriskummaline. Sellel oleks mingit head nime veel vaja. Mis selle nimi võiks olla? Deftones bussis. Tone Deaf ilmselt siis. Ja, aga veel võtaks eesti keelde kuidagi. Mis on Tone Deaf? See on nagu siis... Tegelikult Tone Deaf on, või Deaf on ju... Ja see on nagu inimene, kes ei pea viisi. Elevant kõrva peale astunud, eks. Kas selleks on eesti keeles mingi hea ühesõnaline väljend või? Viisipidamatu. Ei ole nagu, ei see võtta, see on nagu, siin on vaja jah mingit löövat sõna, mulle ääretult meeldis, kui Eplik ja Randalu tegid selle oma esimese koostööplaadi, kus nad siis Epliku laule džässi vormis siis ette kandsid, selle nimi oli Kooskõla. Ja just nüüd mõni päev tagasi tuli neil uus plaat välja, selle nimi oli Lahkhelid. Minu arust, võt see on nagu siuke hästi hea väikese bändiga pealkiri. Et midagi sellist vajaks ka see plaat. Me peame mõtlema selle peale. Et kui sa said Mari juba bussis tund aega seda asja kaasa laulma, nüüd jääb sinu ülesandeks see, ma ei tea, kas see plaat või siis see etendus või midagi ära korraldada. Ma arvan, et rahvas peab seda kuulma. Võtame kavva, tähtaega välja ei hõika. Jah, igaks juhuks veel. Aga muusika aasta on tõesti olnud nagu väga-väga hea. Ma kilkasin ka Facebookis ühel õhtul või päeval, ma ei mäleta. Keegi nagu väga kaasa ei viitsinud kilgata, ma ei teagi nagu... Mis sa kirjutasid? Ma ei mäleta. Ma kirjutasin, et nii hea muusika aasta on olnud ja et juba on nagu, et alles on august ja nii palju häid albumeid on tulnud ja ongi, kui ma praegu... Ma vist ei näinudki seda postitust. No ma ütlen nagu, ma ei tea, mis värk sellega on. Algoritmid piiravad siin. Ma ei tea. Aga Tyler, the Creator, Flower Boy, mida ma olen sulle maininud, mis on nagu superalbum. Ma olen seda vist natuke kuulanud, aga ei ole jõudnud nagu süveneda veel. Ma olen kuulnud, et see pidi nagu ääretult hea olema, aga ma nagu mingi hetk hakkasin seda nagu ette võtma ja kuidagi poolikuks. No selle puhul on see värk, et Tyler nagu artistina on minu jaoks siuke nagu kõige ehedam siuke nagu nii-öelda nagu mingi Y või ma ei tea, siis võib-olla juba mingi Z-põlvkonna siuke räppartist on ju, et arvestades, et millised põlvkonnad on enne olnud ja kuidas hip-hop on nagu arenenud niimoodi järjest nagu, et kuidas see nagu stiil on muutunud, kuidas see asja nagu iva on muutunud on ju, et millest räpitakse, miks, kuidas räppar peab välja nägema, mida ta veel teeb lisaks sellele muusikale ja nii edasi, et siis Tyler on puhas siuke nagu siuke interneti ajastu siuke nagu vaba laps, vaata, kes lihtsalt nagu paneb nii hullu, vaata nagu oma riietusstiili, oma mingite kaanekujundustega, sellega, kuidas ta muusikat teeb ja kuidas ta lihtsalt on, et ta ongi siuke nagu siuke kratt või ma ei oskagi öelda, siuke nagu väga, väga andekas kratt. Aga mis teemadel tema räpib, kui sa eelmine kord Jay-Z plaati siin lahkasid just sellisest peretülide teemal? No Tyler on nagu siuke, selles mõttes ta on siuke nagu provokaator
innovaator, ma ütleks võib-olla, et tema lood on noh, et ta lood on nagu kohati nagu väga siuksed nagu agressiivsed või siuksed nagu väga siuksed nagu väga laksivad võib-olla, on ju. Aga seal seda on nagu kummaline kuulata sellepärast, et see ühest küljest on nagu väga, et see on väga efektne, et see tõesti nagu mõjub nagu veenvalt, on ju. Tal on ka siuke hääl, tal on nagu nii madal ja siuke nagu kare hääl või siuke käre hääl nagu, et see hääl ise ka annab nagu sinu Yoda hääl. Ei, et see hääl annab ka nagu väga palju jõudu kõigele, mida ta ütleb. Ja see on olnud nagu lahe, aga samas see on ka veidi nagu tüüdanud mind siiamaani. Aga Flower Boy puhul ta nüüd nagu kuidagi avab ennast mingist uuest küljest, et ta on seal veidi nagu siuke nagu tundlikum, et sellel albumil on kerge siuke nagu isegi siuke nagu, ma ei tea, mingi pihtimus, ei võib-olla pihtimuslik laad, ma ei tea, no okei, ma ütlesin selle juba välja, et ühesõnaga, et kui varem nagu oli rohkem siukest nagu provokatsiooni ja ärplemist, siis nüüd on nagu mingisugune siuke nagu südamlikkus tulnud sinna juurde, ilma et see teravus sealt ümbert nagu ära kaoks, et ta on endiselt sama nagu jõuline, terav ja huvitav, ta on lihtsalt kuidagi nagu ka softim nagu mingis nagu kõige paremas mõttes ja Tyleri ja üldse kogu see tema, kui tema ja tema nagu kaaslased niimoodi nagu kõvatavad, on ju, et siis seda ongi sellepärast ka nagu väga huvitav jälgida, et nad hästi selgelt ju tegelikult noh, järgnevad oma eelkäijate jälgedes, ehk siis kui võrrelda neid mingisuguse siukse, noh sellega, kuidas nagu Wu-Tang on nagu olnud siuke nagu littiv ja siuke nagu kuidagi nagu siuke nagu väga nagu põrkav ja ongi siuke nagu suur kamp, nagu mingid räpparid on koos ja kõik on nagu siuksed nagu väga, väga andekad poeedid ja samas ka võivad sulle nagu noh, Wu-Tangi puhul siis mitte ei anna nuga, vaid siis nagu samurai mõõgaga teevad sulle vastu tahtmist harakiri nagu aga siis ei ole harakiri, siis on lihtsalt mõrv, on ju. No vot, aga ja, et seal kohati, ühesõnaga selles muusikalises keeles ja selles, mismoodi see teemade valik, et see kohati mõjub nagu siuke, et ta ei ole nagu selle vana stiili siuke nagu karikatuur, vaid ta on pigem nagu siuke, ta on nagu jutumärkides ja sellisena see on veel nagu eriti huvitav, sest et see ei ole nagu päriselt kõva, noh, see ei ole nagu see, mismoodi see, et asjad ei ole nii, nagu nad esmapilgul paistavad, vaata, et ongi siuke, noh, ta on nagu kontseptuaalne kunst, mis on nagu siuke hästi nagu tegelikult siuke kiretu viis, kuidas kirjeldada nagu muusikat, see on nii kontseptuaalne, mulle nii meeldib, et ta on nii kontseptuaalne, see nagu ei kõla nagu kuidagi kaasakiskuvalt et kokkuvõttes on lihtsalt nagu väga põnev või kuidagi, et seda kuulates on arusaadav, et need inimesed väga armastavad mitte ainult hip-hopi, vaid igasugust muusikat, et neis on peidus nii palju nagu seal kambas neil selles Tyleri kamp, on ju, mis see kamba nimi oligi nagu Golf Wang või mingisugune siuke, kuradi, mis nad olid? You said Wang. jah, aga noh, nii on. Odd Future, jah, Odd Future, mis on nagu väga lahe kamba nimi ka minu arust nagu imelik tulevik, mis on nagu väga, väga, väga lahe, et kogu see kõlab natuke nagu mingi siuke 2000-ndate indie-bändi nimi, Odd Future, kõlab küll, jah. Aga noh, sellest kambast välja kasvanud Earl Sweatshirt näiteks on nagu ka nagu väga huvitav räppar, et on nagu tal on veel lahedam nimi, Earl Sweatshirt. jah, see on nagu väga hea nimi, et Earl nagu on jällegi nagu väga erinev Tylerist, oma nagu räppimisstiililt, oma kuidagi räppimistempolt ja nii edasi ja mis nagu, et on ka väga noor nagu alati olnud, et ma ka Tyleri puhul nagu kogu aeg mõtlen, fuck, ta on nagu nii noor, vaata, kuidas ta nagu nii, noh, kuidas ta on nii noor ja juba nagu teeb nii ägedaid asju, et siis Early puhul veel eriti nagu, ma ei tea, et minu arust nagu, kui ta kuulsaks sai, ta oli veel nagu alaealine või nii ja nagu ja räägib, noh, räpib väga nagu hingestatult kõigest, mis nagu pähe tuleb ja see kõik on kuidagi väga nagu, et nad on, ma ei oska öelda, et tundub justkui, et see kuidagi see elutarkus ja kuidagi ja tunnetuse sügavus, mis varem tekkis selle kaliibri räpparitel võib-olla nagu kõrgemas eas, et nüüd on toimunud mingisugune siuke hüpe edasi, et nüüd see uus põlvkond juba nagu alustas sellelt levelilt, saad aru? Et ja muidugi seal on siukest nagu, ongi siukest nagu nooruslikku siukest kukeboksi nagu ka sees ja siukest ärplemise pärast, et lihtsalt, et nagu edevuse pärast, on ju. Aga siiski nagu see on, noh, ta on nii mahlakas ja nii nagu, seal on nii palju nagu toimumas, et see on lihtsalt nagu, et see jälle, et seal on nagu väga palju avastamisrõõmu lihtsalt pakub see kõik. Nii et Flower Boy on nagu siuke selle põllu nagu kõige uuem ja kõige nagu säravam õis praegu, et ta on väga erinev hip-hop võrreldes Jay-Z'iga näiteks. Aga see ongi nagu nii kihvt, et kui erinev saab olla nagu hip-hop. Jah, ja mul on siuke tunne millegipärast, et see Tyler, the Creator mulle vist ei istuks. Ma ei ole kunagi olnud väga selline Wu-Tangi tüüp
hip-hopi ja ka ütleme kogu see selline noh, jah, see selline, me oleme sellest ärplemisest ja kõigest nagu varem ka rääkinud ja et noh, ma nagu ise olen väga rohkem sinna, noh, minu lemmikräpparid on võib-olla Open Mike Eagle ja A$AP Rock ja rohkem sellised, ma ei tea, kas see on mingi art hip-hop või mingi selline nagu natuke alternatiivsem teema. Viimasel ajal ma olen avastanud enda jaoks ka näiteks Billy Woodsi plaadid, mida ma ei ole isegi nagu veel väga süviti uurinud selle artisti kohta väga palju, et mida ta täpsemalt teeb ja kuidas ta teeb ja noh, tegelikult avastamist selles suhtes ongi nagu väga mõnus, et ongi ääretult palju erinevat hip-hopi, on erinevaid teemasid ja see on nii mõnus ja kui ma viimane kord rääkisin sellest, et Jay-Z nagu ei kõneta mind ja ma ei ole tast kunagi väga aru saanud, siis see viimane plaat oli ääretult küps ja noh, ütleme, kujutad see pilt, eks ole, inimene räpib oma abielu probleemidest ja üritab noorematele majanduslikku nõu anda läbi oma sõnad, et noh, see kõlab natukene nagu noh, keskea-kriis või midagi, aga noh, teisalt jällegi, see on tõesti küps ja näitab nagu tema arengut ka teemades ja selles, kuidas noh, ta ongi võib-olla selle plaadiga minetanud sellise räppari nägemuse justkui selline noh, meeste puhul siis noh, et tal on palju naisi, kellega ta siin-seal nii-öelda semmib ja tegeleb ja see ongi äge ja kõik tahavad teda ja selle asemel, et oma raha investeerida arukalt, tuleb osta võimalikult palju autosid ja noh, seda põhimõtteliselt kulutada igale poole ja ikka gängsta ja kaitsed oma naabruskonda, et noh, see plaadi põhisingel Story of OJ's on mitu sellist väga huvitavat fraasi sellest, kuidas ära nii-öelda sure oma naabruskonna pärast, vaid osta see tagasi või et kuidas ta kahetseb kõiki neid V12 mootoriga autosid, mille asemel ta oleks võinud omale kinnisvara osta kohtades, kus see nüüd on kordades kallim ja mõned siuksed veidi vastuolulisemad väited veel. Aga noh, selles suhtes need teemad on nagu selles mõttes, ma ei ütle, et nad on komplekssemad kui näiteks Tyler the Creator'i teemad, mul ei ole võimalustki seda väita, olles mitte süvenenud nendesse lauludesse, aga minu jaoks on juba see väärtus, et nad on natukene nagu teistmoodi, et sellist nagu ärplemist ja kaklemist ja seda nagu sellist enda tõestamist justkui on väga palju igal pool muusikas. No võta rockmuusikagi ette, eks ole, suur osa sellest, eriti ütleme nendel, ma ei tea, hard rocki ja metalli kuldajastutel, me oleme sellest varemgi rääkinud, kuidas see oli põhiliselt sihuke samamoodi selline eneseupitusmuusika, et kui ägedad meie oleme, kui nõmedad kõik teised on, kuidas kõik naised meid tahavad, kuidas me saame väga palju seksi ja teeme väga palju narkootikume, et see fakt, et meil on nagu noh, näiteks see Jay-Z plaat, ta ei ole mitte sellepärast huvitav, et need teemad ise on nii ääretult huvitavad, need on teistmoodi, need on teistsugused, ta räpib asjadest, millest tavaliselt ei räpita, see on huvitav ja see on mind alati igasuguse muusika juures väga palju nagu huvitanud ja tähelepanu tõmmanud ja noh, Queens of the Stone Age ja samamoodi, noh, see ei ole nüüd midagi nii erilist, eks ole, aga seesama lugu Fortress, eks ole, et kuulata, kuidas Josh Homme, kes on võib-olla rohkem selliste teravamate lauludega võib-olla tuntust kogunud, laulab väga pehmelt, väga küpselt, noh, ütleme sellest, kuidas nagu ta tahab kaitsta või ta lubab kaitsta teisi inimesi, kui nende vaimne tervis on nii-öelda lagunemas või nendel on nagu raske või nende kaitse on kadumas, kuidas ta ütleb siis, et noh, et ma saan sind kaitsta, just kui laulaks, ma ei tea, oma elukaaslase, oma lastele, kellele iganes, et noh, see on väga huvitav kuulata ja see nagu kohe ongi selline, et see ei ole lihtsalt armastuslaul, vaid tal on nagu mingi teine asi juures või nagu Jay-Z'l, et need ei ole lihtsalt armastuslaulud, vaid need on laulud, mis räägivad armastusest, millel on väga palju raskust vahepeal olnud. Ja ma ei tea, vaat see Jay-Z laul, see albumi nimilugu 444 Fuck, siis lihtsalt kõlab niimoodi, et ongi, et me elukaaslasega nagu oleme autos seda nagu mitu korda kuulanud niimoodi, et lihtsalt paneme nagu hästi valjult mängima ja siis tütar röögib taga, et pange vaiksemaks, tahan Pipi laulu, ma ei taha seda. Jälle see! Me kuulame selle laulu ära, kordamööda, igaüks võib autos kuulata, mis ta tahab. Teil käib nagu rotatsioon. Aga igal juhul neil hetkedel, kui meil on õnnestunud kuulata see laulu enam-vähem ilma siukse nagu tagatooni
koolilt tuleva kisata nagu läbi. See on lihtsalt siuke judinaid tekitav, see on siuke tunne, et see laul on tehtud nagu põlvili olles, vaata. On küll, jah. Ja see, mismoodi ta räpib ka, see midagi on tal nagu, ma ei tea, kas ta kas ta räppis sisse selle vokaali kuidagi, ma ei tea, oma telefoni või, no saad aru, et see, mismoodi tema hääl kõlab selles loos on ka veidi teistmoodi kui nagu teistes lugudes, et seal on mingi siuke nagu, ma ei oskagi öelda, siuke, jah, siuke nagu oleks nagu, noh ongi, nagu ta pihiks mingisse, ma ei tea, diktofoni või võib olla tõesti vabalt taotluslik, et seda sõnumit muidugi, aga et töötab hästi ja lihtsalt see, kuidas see kõlab, see ongi, noh, sa kuulad seda lugu ja siis on siuke tunne, et nagu anna talle andeks, Beyonce, vaata, palun anna talle andeks, nagu kuula seda inimest, saad aru, kuidas ta kahetseb, aga sa ei kunagi kuulnud, et keegi nagu niimoodi kahetseks, et ta on kunagi nagu teinud mingi vale otsuse oma elus, vaata, et nagu anna talle veel üks võimalus, sa hakkad nagu kaasa tundma. Sa hakkad nagu niimoodi, mitte nagu kaasa tundma, vaid nagu kaasa elama või noh, nagu vaata, inglise keeles on sõna rooting, vaata, et sa hakkad nagu rootima nagu Jay-Z. Come on, Jay-Z, sa saad seda teha. Kui sina saad, kui keegi teine teeb, siis sina saad. Et no mis sõnad seal on ja nagu saad aru, see lugu on nagu, see ei ole isegi nagu alasti, see on nagu beyond alasti, nagu see on siuke, et kõik, ta annab nagu kõik ära seal loos ja see on lihtsalt nii vägev, et sest et ma kujutan ette nagu, et seda laadi selle leveli nagu siukse nagu aususega midagi nagu rääkida oma elust niimoodi otse, see võib tunduda ideena nagu nii piinlik ja alandav ka tegelikult nagu, mitte sellepärast, et oleks kuidagi piinlik ja alandav avada ennast, aga lihtsalt nagu, saad aru, seal puudub igasugune mingi siuke nagu poos, mis ju tegelikult räpis on nii tähtis valdavalt ikkagi nagu, et sa nagu oled nagu ajad nagu rinnakummi ja ajad mingit oma värki nagu, vaata, lajatad sealt oma nagu kasti otsast, on ju, et siis teha nagu nii siuke nagu siruli maas aususega lugu nagu, kus sa lihtsalt räägid nagu, mis sa tegid valesti ja kuidas sa kujutad, räägid oma kõige suurematest hirmudest ja kõigest sellest nagu üsna niimoodi keerutamata, et sa ei saaks öelda, et see oleks kuidagi väga mingi kujundirohke lugu või midagi sellist, et ta lihtsalt räägib, mis juhtus ja kuidas ta tunneb ennast nüüd ja millised on ta hirmud selle kõigega seoses, on ju, et see on nagu väga nagu kuidagi otse tuleb see kõik ja no see on väga võimas. Aga jah, et see kulmudega muusika, viidata selle Frank Zappale, et kõlab nagu Queens of the Stone Age'i albumil on kulmud, kõlab nagu ja Jay-Z. Ja seal Jay-Z plaadil veel kulmud. Mitu lugu, mul kogu aeg kipub kummitama jääma Bam, millel on täiesti geniaalne refrään, mida teeb vist, kui ma olen nüüd õigesti vaadanud, siis Bob Marley poeg, eks ole, ei olnud või? Ma ei olegi vaadanud, mis ta nimi on, ma olen lihtsalt kuulanud. Ma nagu mäletasin enam-vähem. Aga Jay-Z tegi siukse minidokumentaali sellest küll, mida sa saad ka Tidalist vaadata. Damian Marley, jah. Jah, no vaat, et ta käis külas neil seal Jamaikal ja külastas ka seda naist, kes on selle kuulsa Bam-Bam-Bila Bam-Bam loo sisse laulnud, et ta seal käis ikka seal kohtumas inimestega, jah. Ja Many-Faced God, plaadi lõpulugu, ka väga kihvt, et James Blake, kuulge, kui mingisuguse albumi peal on James Blake andnud oma nõusoleku nagu kaasa lüüa, siis see peab olema lihtsalt nagu next level hea, et see ongi nagu. Kusjuures selle plaadi nimilooga mul tuli veel meelde, see, ütleme, muusikuna endast kõige andmine ühe loo jaoks. Mulle meenub väga nagu tihe seos. John Lennonil on üks lugu Mother, kus ta räägib sellest, kuidas tal ei ole kunagi, tegelikult ta ei ole tundnud, et tal on ema. Kuidas on talle tekitanud nii palju frustratsiooni. Sellest on isegi tule kahjuks praegu nimi meelde, üks mängufilm on tehtud John Lennoni lapsepõlvest ja sellest tema suhtest oma emaga ja seal on natuke ka siis seda, kuidas see Beatlesid üldse alguse ja kõik see, aga see loo Mother lindistamine, lihtsalt kuidas ta jättis selle iga päev, jättis ta stuudiosessiooni lõppu, et käis plaadi lindistamine, iga päev jättis päeva lõppu, lihtsalt röökis oma hääle ära ja seda on kuulda seal plaadil, seda valu ja seda nagu, ta ei saa nagu taas luua, ta lihtsalt iga kord läks ja röökis oma hääle ära nii kaua, kuni ta vähegi suutis ja tuli järgmine päev ja proovis uuesti ja proovis, kuni ta sai selle tulemuse kätte, mis ta tahtis. See on täiesti südantlõhestav laul, mida kuulata.
vaata, eks ole, sellest siin on pandud kõik see sisse, kõik see nagu emotsioon ja kõik see töö, et seda üldse nagu esile tuua ja noh, ilmselt oli see ka, noh, ma ei tea, võiks ju arvata, et ka Jay-Z'le see 444 oli siis see lugu, kuhu ta elas kõik selle lõpuks nagu välja. Või siis äkki see ongi kõik sihuke väga hea marketing Beyoncé ja Jay-Z plaatide jaoks. Vot see oleks küll nagu aga see oleks väga hea marketing. sajandi kontseptuaalalbumi sihuke duubelalbum Lemonade ja 444 sihuke asi lihtsalt nagu fabritseerida, vot see on küüniline aga ma usun inimesi, ma usaldan inimesi ja ma pigem arvan, et inimesed on siirad. Ei, muidugi, või noh, ma pigem ei arva, aga aga ma usun, et Beyoncé ja Jay-Z noh, tegid oma albumid ikkagi päris asjadest. Vähemalt nemad on siirad. Aga ma pean sulle ütlema, et Tyler, ma arvan, et ma pean sulle saatma mingeid linke. YouTube'i lihtsalt, link. jah, sest et praegu ja see on tõsi, et see kindlasti ei ole nii mahe kuulamine kui Jay-Z 444. Tyleri ongi see kõlapilt tal või see muusikastiil on juba, ta need sample'id ja kõik see, mis, noh, ühesõnaga see helipilt on sihuke käredam, robustsem, aga jällegi ma ütlen, et Flower Boy selles suhtes on tema kõige kuulatavam album minu arust senistest ja ma arvan, et sa võiksid ikkagi proovida. Aga jah, veel on nii palju head mussi olnud ja Father John Misty Pure Comedy'st ma olen ka vist mingis varasemas osas rääkinud ja nüüd ma olen kuidagi jälle ringiga tagasi jõudnud selle albumini ja kuidagi jälle taasavastanud, et no ikka kannab ja ikka nagu ja samamoodi nii puhtalt otsene või otsekohene album selles mõttes, et lihtsalt räägibki nagu täpselt sellest hetkest ajaloos, kus me praegu oleme lääne ühiskonnana või lääne tsivilisatsioonina ja see kõik on nagu väga laia haardega album ja samal ajal väga isiklik album, et ta nagu suudab ühendada need kaks kallast, et nagu suur album ja võib-olla isegi nagu järjest kuulamiseks, nagu otsast lõpuni kuulamiseks natuke liiga pikk kusjuures, aga ometi nagu väga rikkalik ja niimoodi ja ikka nagu annab palju. Kas sul on veel mingisuguseid raputavaid nagu muusikaelamusi olnud sel aastal? Ma tean, mul on ka veel, aga on, lihtsalt ei tule nagu pähegi, sellepärast ongi tihti aasta lõpud, vaata, kõik võtavad kokku oma nagu aastaplaadid ja aasta muusikaelamused või aasta filmid, et see vajab natukene süvenemist nagu tagantjärgi, et mis asjad nagu tulid ja mis asjad läksid. Mul kipub olema tihti selline komme, et nagu need kõige suurepärasemad plaadid ma muretsen endale nagu füüsilisel kujul ja noh, kui ma mõtlen nendele, et mida see aasta on muretsetud, siis Sampha Process kindlasti on üks neid plaate, mis see aasta väga tugevalt kõnetas mind, oli väga hea mille ma ka hankisin, kuna sa hankisid selle ja ma vaatasin, et nagu, et kuule, siin ikka midagi on ja pidin ka selle saama. Et need on nagu need asjad, mis tihtilugu nagu jäävad läbi aastate kõlama. Ma usun, et ma nüüd ei mäleta, kas mingi asi tuli eelmise aasta lõpus või selle aasta alguses, äkki oli ka Open Mike Eagle'i nüüd viimane plaat oli selle aasta sees. Ma peaksin seda praegu kontrollima, ma täpselt ei teagi. Kui ma mõtlen nagu üldse oma nagu plaadikogule, et mis siin on olnud, mis läbi aastat on jäänud, noh, ma mäletan, kui Daft Punki see Random Access Memories välja tuli nii meeletu, eks ole, noh, furooriga, siis see oli kindlasti üks siuke plaat, mis ma teadsin, et see on nüüd selle aasta üks olulisem plaat ja see on täpselt siuke asi, et see on jäänud läbi aastate. Nii et ja noh, sama, me oleme siin varemgi rääkinud Foo Fightersi, eks ole, see Wasting Light ja jällegi jäänud tänini minu jaoks nende tippteoseks ja ma loodan, et nüüd nad võib-olla see aasta tulevad uue plaadiga välja, et 2 singlit on juba tulnud, Run ja mis see nüüd oli, The Sky is the Neighborhood ja mõlemad on olnud ääretult head, nii et noh, kes teab, tuleb väga hea plaat võib-olla jälle. Et võib-olla aasta lõpus mõtleme, vaatame, mis on need aasta kogemused olnud, aga praegu need samad Jay-Z ja Queens of the Stone Age, millest me siin pikalt plämasime, on kindlasti plaadid, mida see aasta tasuks kuulata või tasuks kuulata ka järgmine aasta või 10 aasta pärast. Ja mõtle, kui lahe, et kui me ikkagi päriselt teeme ära selle aasta kokkuvõtte, siis me ju saamegi päriselt lasta neid bände.
mida sina septembris ei tee, Jim? Inimesed viimasel ajal postitavad igasuguseid lubadusi selle kohta, et nad septembris ei koo või ei joo või ei hoo. Septembris ma ei sõida Haapsalust tööle, kuna ma juba viibin samas linnas, kus ma tööl käin. Sa said töökoha Haapsalust? Ei, Ivo, mu töökoht on jäänud ikka samasse linna, Tallinnasse, lihtsalt ma ise resideerun nüüd jälle Tallinna linnas ja see on niimoodi sellepärast, et nagu meie saate puhul kõik muutub, siis ka saadet ümbritsevas elus kõik pidevalt muutub ja minu 2-aastane Haapsalu põhine elu on nüüd Tallinna ja Haapsalu põhine elu. Rõhuga Tallinna peal, aga Haapsalu ei kao mitte kuskile ja ma sõidan sinna ikkagi. Ja ma ei tea, miks ma hakkasin niimoodi rääkima. Sellisel heldel kuidagi meenutaval toonil. Sest et siit ei tule mingit jutustust, siit ei rullu lahti rohkem midagi. Ma tegelikult juba ütlesin kõik ära, aga ma ikka veel räägin nii. Ma ei tea, ma vist ei saa välja sellest tempost. Palun aita mind. Kuna sa selle teema juba üles tõstatasid, mul tekib kohe suur tahtmine sind sellel teemal natuke torkida Tallinna Haapsalu teemadel, küsimustel, aga ma arvan, et seekord mitte. Ma tõin selle septembri teema sellepärast üles, et september on suur promo, tehakse alkoholivaba kuu ja oled sa nüüd Haapsalus või Tallinnas, kas sa plaanid ka osa võtta, plaanid mitte juua septembris? Ei, ma kindlasti joon septembris. Ja... Okei, alkoholseid jooke. Ma oleksin pidanud täpsustama, sest me praegugi joome vett ja ma usun, et ma ei mõelnud isegi selle see, et ma ju sureks ära, kui ma vett ei joo, aga see ei ole see. Et nagu mulle meeldis sellele on tulnud ju igasuguseid reaktsioone ja... See on ääretult edukas kampaania olnud, selles suhtes, et kõik räägivad ja jagavad seda meemi ringi selles suhtes. Ja selles suhtes kindlasti ju igasugune tervislikumat eluviisi propageeriv on see sõna, tervislikumat eluviisi propageeriv teavitustöö on ju tänuväärt ja ma tervitan seda ja see septembris ei joo, et ta nagu ei kõla üldse kuidagi manitsevalt ega näpuga vibutavalt, vaid ta ongi süke challenge, et võta või jäta ja nii lihtsalt on, et siin nüüd mõned inimesed otsustasid, et septembris ei joo ja ongi kõik, aga no selles mõttes, et no vaata, minu suhe alkoholiga on vastuoluline. Kas mitte meie kõigi suhe alkoholiga ei ole vastuoluline? Võib-olla on, ma ei tea. Üldse nagu alkohol. Lihtsalt nagu, no võib-olla jah, nagu on, et see on nagu olemuslikult mõnes mõttes nagu vastuoluline nagu teema, aga võib-olla ei ole ka, lihtsalt ma tean, et mu enda puhul ma ise olen nagu kasvanud kodus üles alkohoolikuga, et mu vanaisa on nagu olnud ikka nagu väga kõva napsimees ja lihtsalt, et tausta avada, et mul ei olegi nagu muud isa kodus olnud, et mu vanaisa oligi mu isa või on, et või siuke nagu isa kuju ja ma olen nagu kõrvalt näinud, et mis on see saatan nagu, kes on alkoholis peidus, on ju, et see nagu ikka nagu, et see on kohutav, see on väga kohutav, eks ole, aga ja sealt on nagu tulnud minu ettevaatlikkus ilmselt kõigi meelemürkide suhtes, et ma lihtsalt nagu näen, et kui inimene kaob ära mingisugusesse sõltuvusse, nagu kaotab end sellesse sõltuvusse, et siis see, mismoodi see kõik nagu, mismoodi see laastab kõike nagu ümbritsevat ja kui kohutavalt nagu raske või isegi võimatu on nagu aidata seda inimest tegelikult, on ju, ja kuidas see lihtsalt on nagu kõigile nagu siuke fucking nagu raskus. Et siis ma olen nagu väga-väga ettevaatlik ja ka ise alkoholi tarbides olen nagu kohati nagu saan seda nautida, aga kohati nagu tunnen, et no nii, on ju, et huvitav, kas see siis nagu siit nüüd nagu algabki, vaata põhimõtteliselt nagu, et minu allakäik või nii, et ma pean nagu vaeva nägema, et seda nautida ja et lõdvaks lasta end. Aga samas alati ei pea, on ju, ja selles mõttes, et see septembris ei joo, et nagu et ma arvan, et see on nagu vajalik, sest et Eestis tõesti juuakse väga palju ja keegi kuskil sotsiaalmeedias ütles ka, et puhtalt see, et siin Eestis tundub kuu aega alkoholi mittejoomine saavutusena paljudele inimestele juba näitabki, kui perses see olukord on, eks ole. Et ma olen täpselt seda sama meelt, aga ma joon ikkagi septembris siis, kui ma tahan, sest et ma usaldan oma piire hetkel veel ja tegelikult mulle meeldib olla purjus. No vaata, eks see teema on ju Eestis
ilmselt igale perele mingil ühel või suuremal või vähemal määral nagu tundlik, sellepärast et noh, nagu sina rääkisid, eks ole, sinu vanaisal on sellega probleemi olnud, ma tean ka ühel minu vanaisatest oli sellega väga palju probleeme, kui ta veel elas ja ma usun, et Eestis ei ole tõesti ühtegi pere, mis oleks, ütleme, selle alkoholismi poolt põhjustatud probleemidest puututamata. Ja see ongi, noh, ütleme, seetõttu see teema ju meil ongi, noh, nagu sa rääkisid, eks ole, me peame tegema mingi kuu, et see kuu me nüüd ei joo, noh, kuidas sa muud moodi seda tõstatad? Räägid statistiliselt, et eestlastel, noh, et kui palju tegelikult, ütleme siis nagu taandatuna puhtale piiritusele Eestis alkoholi aasta jooksul ära juuaks, see on muljetavaldav. See on, noh, halvas mõttes muljetavaldav. Ja noh, kuigi see septembris ei joo kampaania tekitab must küllaltki vastakaid tundeid, et noh, ta on väga lähedane sellele, kuidas inimesed kujutavad ette tervislikku toitumist, et noh, ma toitun halvasti, nüüd ma teen nagu, tõmban risti peale, nüüd täiesti ekstreemne muutus, nüüd ma ei söö enam midagi või nüüd ma lähen dieedile, ma söön ainult kanaliha 6 aega järjest või vastupidi, et ma ei söö üldse enam liha või ma ei söö üldse enam süsivesikuid või ma ei söö üldse enam rasva või mida iganes, et sa nagu pead tegema järsku mingisuguse ääretult ekstreemse muutuse, et see midagi tähendaks. Inimene justkui vajab sellist resolutsiooni, mingit sellist väga tugevat muudatust, et see kuidagi oleks oluline. Aga noh, ometigi need tugevad muudatused ongi need kõige keerukamad ja kõige vähem jätkusuutlikumad. Et siis ongi see, et ma nüüd nädal aega sõin niimoodi, ma nüüd 6 aega ei joonud, aga justkui see tähendaks seda, et noh, üks hetk tuleb see lõpp ja kõik läheb edasi täpselt nii nagu... No ongi, et paast sai läbi ja nüüd ma õnneks nagu... elasin üle. et sa jah, nagu teed seda julgemalt, sest et sa tead, et lõpus ootab sind auhind, et siis pärast läheb kergemaks jälle, saab jälle juua, on ju. Kui Simpsonid olid veel väga emotsionaalselt kompleksne sari ja ma vaatasin ühte jube lahedat YouTube'i videot, kus poole tunniga näidati ära, miks ja mis ajal Simpsonid alla käisid. See oli väga huvitav analüüs, ma panen selle siia saate märkmetesse, me ei hakka seda siin praegu lahkama, aga oli üks osa Simpsonitest, kus Marge küsis Homerilt, et kas sa ei arva juhtumis, et sa liiga palju jood või et tegi mingisuguse ajakirja testi, küsis, et kas Homer, eks ole, kujutab ennast ette kellegi teisena, kui ta joob ja kas ta peidab õlut majas ringi ja nii edasi ja tuli välja, et noh, et Homeril on tõesti väga suur probleem alkoholiga, mis ei üllata ilmselt ühtegi Simpsonite vaatajat. Ja ta pidi siis 6 aega olema ilma alkoholita ja need päevad muutusid järjest raskemaks ja lõpuks siis kergemaks. Aga see viimane päev, kui oli läbi, ta võttis terve hulga paki raha kätte, ütles, et viin lapsed naabri juurde, ma tulen koju täis peaga ja jooksis baari. Eks ole, et noh, vaata, see on see lõpp, muidugi sellel osal oli siuke armas hollywoodilik lõpp, kus ta ikkagi baaris olles siis nägi seda varju külge ja otsustas, et ta läheb ikkagi sealt välja ja sõidab jalgrattaga oma naisega. Noh, aga tihtilugu, ma kardangi just, et seal nagu ei pruugi seda olla, et see on siuke äge challenge, mida ära teha ja siis on kuidagi noh, nagu me läheme tagasi oma vanadesse harjumustesse, et neid vanasid harjumusi nagu reaalselt muuta. Ma ütleks, et see on võrratud teavituskampaania, et tõstatada ikka jälle, taguda seda rauda, et alkohol on probleem, alkoholi liigtarbimine on probleem ja see liigtarbimine ei ole ainult see, et sa kujutad ette, et ma nädalavahetusel jõin ennast nii täis, et mul oli järgmine päev väga paha olla, et see ei ole lihtsalt, see ei ole liigtarbimine, vaid ka need nii-öelda igaõhtused või liiga tihedad alkoholi tarbimised, liiga suures koguses alkoholi tarbimine, kui nendele ühikutele mõelda, et noh, ikka ma siin omast kogemusest ei tea rääkida, aga palju räägitakse sellest, et lähed ja teed neid šotte ja ikka päris mitu pudelit õlut, et noh, on tegelikult meeletu kogus alkoholi, mida su keha lõpuks ikkagi sisse saab ja noh, seda alasid tuleb taguda. Ma selles mõttes olen selle kampaania üle ikkagi õnnelik. Jah, aga eks muidugi see on ju ikkagi, tähendab, alustuseks ega ma ei hakkaks iial lootma, et üks teavituskampaania lahendab mingisuguse nii sügava probleemi nagu alkoholism näiteks, on ju, mingis terves ühiskonnas on nagu noh, nii ei ole nagu ei, aga ja jälle ja ka see, et see teema on tõstatatud, on tänuväärt ja ma arvan, et see on vajalik, et seda peab tegema järjepidevalt
et ühe korraga ei saavuta midagi, on ju, et see ongi, et sihuke nagu järjepidev nagu sihuke vastulöök või sihuke nagu positiivne programm või selle taaselustamine või nagu taasjõustamine, et see kõik on väga vajalik, aga samas ju on ka teada see, et noh, juuakse sellepärast, et inimestel on elu raske või siis neile nagu ei meeldi elada, vaata, või noh, et elu on raskesti talutav. Ja see juba on ju noh, nii kuidagi sügav probleem, et kuidas seda lahendada, noh, seda me kõik nuputame iga päev. Ja see, et paljud inimesed hakkavad seda elamise valu või seda elamise nüridust või tüütust või kuidas iganes nagu seda ebameeldivust kirjeldada, et nad hakkavad seda tuimestama mingisuguse meelemürgiga, on nagu täiesti arusaadav, samas nagu, et see, et mistõttu ma ei saa ka sellest aru, miks peaks käsitlema või kohtlema narkosõltlast kurjategijana näiteks, on ju, et selle asemel, et noh, et see kuidagi, sest et selle asja nagu algpõhjus on ju meile kõigile nagu tuttav, arusaadav ja meil peaks olema tegelikult nagu kuidagi kaastunnet. Empaatia. Et joomine nagu, sest et ega ma tean ka nagu ennast jälgides, et mul vahel ongi nagu palju kergem tulla toime mingite asjadega, kui ma lihtsalt nagu alkoholi abil kuidagi sõidan üle mingisugustest emotsioonidest või mingitest situatsioonidest, olgu siis tegu mingi sotsiaalärevusega, et neid, ma ei tea, et on ebamugav ja raske nagu, ma ei tea, rääkida inimestega kuidagi nagu rahvarohketes kohtades või on tegu mingisuguse stressi teemaga, et ma ei tea, tööl on raske ja nii palju nagu kuidagi vastutust ja mingeid teemasid, millele mõelda, et joon täis ennast, on ju, hakkab parem nagu. Ja vahel hakkabki ja nii edasi ja ma tean, et see kõik on nagu sihuke kuulihaavale plaastri peale panemine, on ju, mõnes mõttes on ju, et sa nagu ei lahenda sellega ju midagi, on ju. Ja tegelikult veel nagu depressandi, eks ole, tarbimine. Just, on ju. Aga vaat see ongi see suur küsimus, et kuidas leevendada olemise vaeva või kuidas nagu elada nii, et nagu, et ka kõik see ebameeldiv ja kõik see valus, mis elamisega kaasneb, et sa oled valmis seda nagu vastu võtma ja kuidagi ja noh, laskma seda endast läbi, ilma et sa kuidagi aitaksid kaasa iseenda nagu hävinemisele või hävitamisele, on ju. Et kuidas seda pöörata kuidagi ikkagi nagu enda kasuks, noh, nii-öelda, et see on nagu nii raske küsimus, et sa ei lahenda seda ühegi nagu plakatiga kuskil sõidutee ääres, on ju, ja sellepärast ma olen ka tegelikult ikkagi tänulik, et kohati on võimalik jällegi nagu mingisuguse keemilise nagu mingi ainega, nagu näiteks alkohol, ikkagi nagu muuta väga kiirelt vahel oma meeleseisundit ja niimoodi, et sellest võib ka olla abi. Ehk siis noh, kokkuvõttes tegelikult see, kui sa nagu lõpuks noh, on mingisugune nagu halb nädal või halb aasta ja ühel õhtul lihtsalt sul on võimalus minna sõbraga kuskile pubisse ja lihtsalt juuagi nagu mitu õlut, on ju, ja minna purjus peaga tuigerdades koju ja järgmine päev on kohutavalt halb olla, aga see kõik nagu on nii, saad aru, kokkuvõttes nii nagu vajalik või nagu, et sa saad nagu lahti millestki või sa said nagu räägitud, sa saad ennast nagu välja elada, et noh, et ta on nagu mingi sihuke nagu, et ta on vägagi nagu sihuke double-edged sword, on ju, mis see on nagu kahe, ma ei tea, äärega. Kahe poolega medal. Ma ei tea. Et ta on jah, vastuoluline teema, nagu ma juba alguses ütlesin, aga ma pigem jah, nagu õnneks olen piisavalt stabiilne veel, et ma saan alkoholist rohkem nagu naudingut kui kannatusi ja ma ei ole nii suur alkoholitarbija tegelikult ikkagi, et ma peaksin muretsema. Ma mingis mõttes saan aru sellest, mida sa tahad öelda, teisest küljest ma jällegi nagu väga ei ole nõus, et selles suhtes me teame, kui palju on alkoholil neid nagu väga negatiivseid omadusi, mida ta võib inimestega teha ja selles suhtes see nägemus sellest, kuidas sa justkui nagu saad oma probleeme lahendada läbi selle alkoholi tarbimise, et meil see on ka kuidagi, ma kujutan ette, et siin on päris palju sellest on selline platseebo efekt, et see on nagu meie kultuuri sisse tambitud, et sa lähed raskelt
tööpäevalt näiteks, lähed õhtul pubisse, jood ennast täis ja hakkab parem, hakkab lihtsam, et noh, see on nagu selline kuidagi kultuuriline ettekujutus. Ma räägin siin natuke oma teadmiste piirist väljaspoole, noh, alkohol ikkagi depressandina võib kaasa tuua väga palju nagu just seda, millest sa ka rääkisid, seda, et see asi lihtsalt jääbki jätkuma, et kui sa ei lahenda neid probleeme, mis sul on tööga või mille muu eest sa põgened, eks ole, et siis sa lihtsalt jäädki tagasi tulema, kuni see ongi nagu sügav probleem. Ja siin ongi noh, ääretult oluline koht sellele, et noh, sa ei saagi inimestele ette kirjutada, ärge tehke seda või toda, et noh, et hästi oluline ennast jälgida ja mistõttu ka need teised nii-öelda kampaaniad alkoholi ümber, et noh, et jälgi siis tõesti, kui palju sa jood ja kui tihti see tekib, on ääretult olulised, et noh, vaadata, kui tihti, kui palju, mida sa tarbid, kas see on probleem või mitte, et noh, inimene peab ikkagi ennast lõpuks vaatama, jälgima, kontrollima, eriti selliste asjadega, millel on, noh, eks lõpptulemusel kõigel on varjukülg, eks ole, me ei tohi suhkrut liiga palju süüa, me ei tohi soole liiga palju, midagi ei tohi liiga palju, aga noh, alkohol ikkagi on mürk ka meie kehadele, alkohol on depressant ja võib nagu väga oluliselt negatiivseid asju kaasa tuua. Kui muidugi, noh, ka mina ei plaani osaleda kampaanias septembris, ei joo, ma ei ole oma klaasi tagurpidi keeranud, ma tean oma alkoholi tarbimisharjumusi, ma tarbin tavaliselt kuus maksimaalselt 3-5 ühikut alkoholi, see tähendab seda, et vahel ma reedeti või laupäeviti, kui on saunapäev, joon ühe 0,3 liitrise õlle või joon ühe klaasi viskit või võtan ühe siidri väljas istudes, kuigi nüüd suvi on läbi saamas ja siidriaeg on ilmselt suuresti läbi, nii et noh, aga kui jällegi keegi arvab, et tasuks korra teha paus, miks mitte teha seda siis septembris? Muidugi alkohol on depressant ja ma üldse ei vaidle, aga samas kas, kuhu jääb kõik see jutt, et klaasike veini punast mõjub südamele hästi ja mis seal kõik no, et minu arusaam katsetest, mis näitavad, et väike kogus alkoholi on tervisele kasulik, et need on küllaltki noh, probleemsed, et need andmeanalüüsid, mis on tehtud, eriti just selle alguse otsaga, et mis hetkel see alkohol on kasulik, et seal on nagu probleeme ja ma ei julgeks väita, et alkohol väikeses koguses on tervisele kasulik. Et noh, kindlasti on punases veinis teisi asju, mis on tervisele kasulikud, samamoodi nagu igasugustes teistes asjades, aga ja samamoodi ka õlles on neid erinevaid aineid, aga noh, minu teadmised on selles osas väga piiratud ja kindlasti ütleme, see, mida mina olen nagu lugenud ja kuulnud nende teadusuuringute kohta, mis ütlevad väidetavalt, et väike kogus alkoholi on pigem tervisele kasulik, et need ei ole väga usaldusväärsed. Aga noh, samas mul enda kogemuslik pool on väga puudu. Ma ei ole kunagi elus olnud oma teada pohmellis ja ei ole ka ilmselt ennast nagu kunagi noh, päriselt purju joonud, et ma tean, et mu piir on umbes 3 ühikut alkoholi õhtu jooksul ja ma väga harva ületan seda ja kui siis 1 ühikuga. Ja aga siis ju joove ikkagi tekib sul. Joove on olnud jah, aga noh, ütleme sellist... Kui sa ütled purjus, siis kas sa mõtled seda, et no, tuigerdad ja põrkad vastu seinu ja nii. Jah, et noh, et ma ei ole kunagi kaotanud kontrolli oma noh, käitumise või ütleme mõistuse üle. See tuleb kuidagi imelikult. Mina isiklikult ei ole ka kunagi olnud sigalakku täis. Okei, see on see väljend, mida ma oleks pidanud kasutama. Ma ei ole olnud, sest mul hakkab enne paha. Ma siis ma juba olen kraavis kuskil nagu ja roobin seda sõna pole ka ammu kasutanud. Seda ma pole kunagi alkoholi tõttu teinud. No sa ei ole jah? Jah. Aha. No vaata, mul nagu kuidagi ka, et kuna ma nagu palju välja ei kanna, et siis see tuleb mul nagu üsna kiirelt ka välja, kui juba mingi piir on ületatud, nii et ma ka ei ole suutnud kunagi nagu jõuda sellesse seisundisse või olekusse, kus ma oleksin sigalakku täis. Aga mis see tavaline nii-öelda piir, noh ütleme, kui sa mõtled oma sõprusringkonnas, ma püüan ka nagu ette kujutada, et mis on ühele inimesele, noh ütleme, kui inimene läheb välja sõpradega ja tarbib alkoholi, et mis see tavaline kogus alkoholseid jooke nagu ühe õhtu jooksul võib olla, see on mingi... Nagu, et mis võiks olla nagu okei ühele seltskonnale? Ei, ma mõtlen, et mitte okei otseselt, vaid mis see nagu tavaline on, et ma tean näiteks mina võtan vahel omale 2 pudelit 0,3 liitrist õlut kaasa, kui ma peole lähen, harva on juhtunud ka võtta näiteks 3 või võtan 1 klaasi viskit kuskil, 1 klaasi õlut, aga noh, ma ei kujutan ette, et ma olen pigem nagu tagasihoidlik. Jaa, no mul on üsna sarnane kui me sinuga oleme väljas käinud, siis see on umbes niimoodi. Ja, nii ongi, et
et ütleme kuskil õhtul väljas olles, mida juhtub nagu mega harva aga jah, õhtul kuskil väljas olles, kui ma joon ikkagi nagu 2,5 liitrist õlut ära, siis sellest piisab nagu, sest siis ma olen nagu reaalselt ikkagi ongi sihuke kilk on peas ja varsti on aeg koju minna, et ma isegi ei viitsi nagu rohkem juua otseselt või nii, aga kui on olnud mingeid pikemaid öid, siis mul ka see nagu juba see nagu joove nagu vaikselt nagu kaob ära ja siis ma võin nagu juua veel, et kui ma seal mingi ringi nagu tuien ka ja nii, et ühesõnaga, et mul see nagu, ma ütlen, et see joobeaste nagu ei tõuse nagu või ei ole, no ma lihtsalt, mu organism ilmselt on sihuke, et ma lihtsalt ei suuda nagu nii palju juua, on ju, ja ma ei suuda jääda nii purju, aga jah, no nii ongi, et ja varem, kui ma nagu, kui mul hakkas nagu vähem paha pärast joomist, siis oligi nii, et ikkagi sihuke hea peokogus oligi, ütleme mingi 3,5 liitrist siidrit või õlut on ju kuskile kaasa võtta, siis oli nagu kindel, et saab mõnusasti nagu olla niimoodi nagu sumiseda põhimõtteliselt niimoodi, et nagu jagub kogu peoks. Ma üritasin Need väga väiksed nagu kogused nagu siukse standardse nagu Eesti mehe standardse Eesti mehega kõrvutades. Või naisega, ma ei tea. Ma üritan guugeldada benefits of alcohol praegu ja mu brauser ei loe seda välja, võib-olla see on osa sellest alkoholivaba kuu promost, et või siis on pluss lihtsalt rohkem kui miinuseid, et need on nii palju, et sa pead ostma endale uue ja kiirema iPhone'i või mingi parema datapaketi. Mul on rohkem netti vaja. Mul on siin, Eeva tõi mulle ühe raamatu kohe kätte, kus on kirjas, et a glass of wine to refresh your memory, how alcohol can actually help you remember things. Aitäh, et sa selle raamatu mulle tõid, aga see on Dean Burnett, The Idiot Brain. Jah, ma vist ei jõua seda läbi lugeda siin vahepeal, et mingisugune seisukoht kujundada. Kas sa saad mulle selle 3 sõnaga kokku võtta? Ei saa, okei. Ja mu Google ei lae ikka välja. Eks me peame teine kord arutama, mis võib olla. Several levels of defense to stop potentially harmful substances from entering our system, stomach acid complex, but alcohol dissolves in water. Mõtle, kui audioraamatuid loetaks niimoodi ette, nagu sa praegu seda teed. Alcohol is a depressant, not because it makes you feel dreadful and depressed the next morning, although good lord it does, but because it actually depresses activity in the nerves of the brain. Yeah, reduces their activity. See on liiga pikk, ma ei jõua. Ei jõua seda praegu. Aga kuskilt sealt kooruvad välja siis plussid, ma saan aru, kuna peatüki pealkiri oli selline. Ilmselt küll. Siin ameeriklaste Mayo Clinic ütleb ka, et moderate alcohol consumption may provide some health benefits, such as reduce your risk of developing dying from heart disease. Jah, see on nagu hea iseenesest, kuidas su südamehaiguste riski vähendab. No vot. Ja ka mingit tüüpi insultide riski vähendab ja ka võimalik, et vähendab suhkruhaiguse riski. Aga jällegi, et ma ei julge seda praegu väga täpsemalt väita. Mayo Clinicu vastu ma kindlasti ei saa oma väidetega, aga minu teada on ikkagi küsimus õhus, et kui tõsiselt võetav ikkagi see nii-öelda ka vähese alkoholi tarvitamine nagu kasulik on. Aga moderatsioon on igas asjas väga oluline, et ma üldiselt ei ole selline inimene, kes ütleks, et peaks kõike piirama nulli. Ma ei ole ise selline inimene. Ei käitu ka vastavalt. Nii et popkulturistid septembris joovad. Aga tead mis? Mul on väike raamatusoovitus ka. On jah? Saate lõpetuseks, kuna Eeva juba siin ühe raamatu selle näppu pistis, ma mõtlesin, tuli ka meelde, et ma olen ka lugenud ühte raamatut, mis oli tore. Aga üleüldse ääremärkusena, mis meist saab R2-s, kui Eeva ei istu niimoodi halli kardinalile siin meie kõrval. Võtame Eeva stuudiosse ka. Tegelikult, mida võib-olla produtsendina. Mida ilmselt mõned kuulajad juba teavad, sest see on ilmselge, aga mida mõned võib-olla siiski ei ole endale teadvustanud, ongi see, et kuna me siin sinu ja Eeva kodus istume, siis sageli popkulturiste salvestades ongi Eeva pidanud hiirvaikselt olema meie läheduses siin diivanil ja siis ta aeg-ajalt nagu žestikuleerib ja nagu elab kaasa mingisugustele teemadele või siis kui Ivo ütleb midagi, mida Eeva pole seni varem kuulnud. Eriti lolli sõna välja mõtlen. Mingi lolli sõna või mingi väite, mis nagu on nagu absoluutselt nagu ei ole tõsi Eeva teada. Et siis siin tuleb nagu, et see meil on ühesõnaga siuke nagu elav kommentaarium või siuke moderaator on siin kõrval või siuke nagu esimene kuulaja on tegelikult Eeva. Või kui liiga valjuks läheb, siis mina vaatan niimoodi kurja näoga Eeva poole korra. Mis sa lõud? Et siis ma arvan,
et kui me R2-s tunneme ennast kuidagi kohatult seal stuudios ja ei tunne ennast koduselt, siis võib-olla see puuduv lüli ongi see, et Eeva peab istuma stuudios, et siis läheb kõik õigeks. Kui saated kehvaks lähevad, siis me peame ta lihtsalt kaasa võtma. jah, peaaegu nagu talisman, siuke inimtalisman, aga raamatu soovitus on Jim Mashilevi Inimtalisman. Kus see kas mu käsikiri on lekkinud? Tahtsin rääkida hoopis raamatust The Subtle Art of Not Giving a Fuck, mille autor on Mark Manson ja see on üsna värske raamat. Nagu ma aru saan, siis see võib-olla on aastal 2006 tulnud välja ja Mark Manson on tuntud blogija. Tema blogi ma ei ole küll kunagi lugenud, aga sealt raamatust ma sain teada, et ta on tuntud blogija. Ja seda raamatut tegelikult soovitas mulle Audible, kuna ma Audible'ist kuulan audioraamatuid, siis seal selle põhjal, mida ma juba kuulanud olen ja mida ma vaadanud olen, ikka see süsteem ju pakub mulle veel erinevaid kuulamisvõimalusi ja ma lõpuks võtsin selle raamatu ette ja tegu on põhimõtteliselt ikkagi, et kui seda tuleb panna mingisugusele riiulile raamatupoes, siis ilmselt ta läheb sinna self-help osakonda. Ja pealkiri juba viitaks justkui sellele. Jah, aga self-helpi puhul alati tuleb öelda see aga välja, sest et millegipärast vaata, kui sa ütled, et ma leidsin nagu mingi nii ägeda romaani. See on self-help, aga ära murets. Et siis ongi nagu see, et seal ei ole mingi taga, et see ongi sest et nii ikka ju juhtub, aga self-helpi puhul, me kõik teame, et ta on siuke piiripealne nagu, kuidas siis öelda, piiripealne distsipliin või et sina ju eriti, sina, kellel on alati vaja nagu siukest nagu tugevat tõenduspõhja jah, et sa oled väga kriitiline sellise nagu tundepõhise mingisuguse siukse nagu tervishoiu suhtes ja kõige selle. Oleneb lihtsalt, kuhu see suunatud. jah, et siis self-help, mis on ju suunatud ikkagi nagu inimese vaimse tasakaalu ja nagu vaimse tervise parendamisse suunatud, selle teenistusse pandud, et siis seal ongi nagu ju alati siuke kahtlane või siuke hall ala olemas, et et kui kaugele võib minna kellegi nagu nõuannete aktsepteerimisega, kes ei ole mingisugune väljaõppinud psühhoterapeut või mingisugune, saad aru, et kuskilt maalt alates läheb see asi nagu väga uduseks. Et sa ei tea nagu, kas see oli lihtsalt selle inimese mingisugune tunne, et enne oli mul halb, siis proovisin seda ja näed, nüüd mul on palju parem, proovige teie ka, et kellelt ikkagi päriselt nagu tasub nõu küsida, see on nagu suur küsimus, on ju. Ja eriti praegusel ajastul, kus ongi nagu nii palju arvamusi ja nii palju õpetusi justkui selle kohta ongi, et mismoodi me elame, mismoodi me toitume, mismoodi me magame, sööme, oleme, mis poliitikas toimub, et nii palju on seda kõike ja nii palju on infot ja väga vähe on seda sükest tõestust või mingit sükest nagu tõesti nagu usaldusväärset läbi proovitud sükest nagu alust mingitel väidetel ja õpetustel, mida inimestele jagatakse. Aga miks The Subtle Art of Not Giving a Fuck on äge, ongi see, et ta nagu väga selgelt see autor kuidagi positsioneerib oma raamatu sellisele positsioonile, halb lause, aga et ta nagu ei pretendeeri üldse mingisugusele sükesele ekspertarvamusele esiteks ja ta nagu pidevalt on nagu teadlik selle teksti vigadest või ka vigadest, mida ta ise ei pruugi nagu näha seal, aga mida keegi teine võib nagu millalgi hiljem siis nagu lugedes näha, olles ka siis nagu sellepärast, et see inimene loeb seda tulevikus, kus nagu juba ongi teadmised teised ja paremad, või siis sellepärast, et see inimene lihtsalt on targem kui autor, või lihtsalt nagu koolitatud mingitel teemadel, millest autor ainult nagu aimab, on ju. Et see kõik, et ta on siuke läbipaistev ja väga nagu aus sellest küljest ja teisalt see on nagu väga nagu võimas ja otsekohene selline, võiks öelda isegi siuke raputus või siuke nagu äratuskell just meie põlvkonna sellistele nagu, meie põlvkonna nagu tüüpvigade all kannatavatele inimestele, et ta nagu kuidagi suunab inimest võtma vastutust oma kannatuste eest ja vaata on see väga palju tsiteeritud
palverida, mis on ingliskeelse töö Serenity Prayer. Kuidas see eesti keeles võiks olla? Rahupalve või? Jah. Ma ei suuda seda eesti keeles praegu välja guugeldada, aga inglise keeles see kõlab niimoodi, et God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Et mulle väga-väga see mõte meeldib ja mõnes mõttes see Subtle Art of Not Giving a Fuck nagu see võiks ka olla üks selle raamatu deviisidest tegelikult. Ja see nagu, see raamat kuidagi julgustab või õpetab vähem kannatama lihtsalt nagu, sest et nii suur osa meie kannatustest toitub ka meie enda nartsissismist tegelikult või kuidagi mingist nagu harjumusest seada ennast ohvri positsiooni, et need põhjused, miks me kannatame, et see on kellegi teise tekitatud meile või et keegi teine on süüdi selles, et mulle nagu tööl ei meeldi või keegi teine on süüdi selles, et ma olen nii väsinud või noh, et saad aru, et see kõik see on sinule tehtud midagi, eks ole, et sa ei kontrolli tegelikult seda ise. Et selles mõttes, kui nagu nii-öelda Y-põlvkonna pihta on loobitud sellised kriitikanooli, et me oleme siuke pehmode põlvkond, et meil ei ole mingit teravust ja me ei seisa enda eest ja me oleme siuksed konformistid ja nii edasi ja mingisugune uus väikekodanlikkus ja nii edasi, et siis see raamat nagu toob natukene tagasi siukest nagu X-põlvkonnale omast siukest nagu karastunud siukest suhtumist ja see karastunud suhtumine ei ole mitte niisama üleolev või kuidagi fuck everything, fuck the world, vaid ta on selline jõustav just selle poole pealt, et ta nagu kuidagi tuletab meelde, et kui suur vabadus ja kui vabastav on tegelikult võtta vastutus kogu oma elu eest ja mitte veeretada mingit süüd või mingisugust nagu vastutust nagu kellegi teise õlule või et see tegelikult, et see nagu esmapilgul tundub nagu kuidagi ängistav ja ränk, nagu võtta see kõik enda peale nagu ja kuidagi olla, noh, või kuidas seda isegi nagu paremini selgitada, noh, ma ei oska praegu. Noh, et see võib tunduda lausa hirmuäratav, eks ole. Aga tulemus tegelikult on nagu vabastav ja ta räägib seal raamatus tegelikult nagu erinevatest elu aspektidest ja erinevatest nagu elu valdkondadest ja kuidas see kõik on kokku, kuidas selle kõige tuumaks on nagu just nimelt see suhtumine, see suhtumise küsimus. Et igal juhul nagu väga soovitan seda raamatut, ta on nagu muhedalt kirjutatud, ta on siuke pretensioonitu just sellepärast, et ta nagu ei peksa kedagi mingisuguse nagu tõekuulutusega, vaid ta on nagu siuke vahetu, no ta kõlabki nii nagu, et oledki nagu saanud sõbraga kokku, keda sa pole ammu näinud ja oletegi läinud välja ja võtnud õlled ette ja siis ta nagu siukse, no see audioraamat oli vist umbes 6,5 tundi, ütleme pubis ei viitsi 6,5 tundi sõpra kuulata järjest, aga noh, samamoodi nagu jah, ühe õhtu jooksul su sõber järsku nagu ühe siukse mõnusalt pika jutuga paneb sind uuesti paika, nii nagu kiropraktik paneks su liigesed ja kondid paika ühe mul mõnusa ragistamisega. Mul on kiropraktikute suhtes ka väga palju halbu arvamusi. Okei. Aga no siuke nagu lingvistiline kiropraktika või teoreetiline võiks sulle võib-olla sobida. Sa rikkud raamatu mõjaks ära juba. Ei! Võta mingi muu võrdlus. Tead, nagu üks hea massaaž. Kuna ma selle raamatu läbi lugenud, siis ma lihtsalt lasen sul olla. Hea füsioterapeut. I don't give a fuck. Kui nii on, siis nii on. Kusjuures ma parasjagu loen ka ise ühte raamatut, mis on üsna kihvt, see on sellise pealkirjaga nagu Where's the Next Shelter? Gary Sizer on siis kirjutanud selle, see on siuke biograafiline teos ühest mehest, ta nimi on Gary Sizer üllataval kombel ja ta räägib oma matkast sellisel teekonnal nagu Appalachian Trail, mis on Ameerikas, see läheb Georgiast Maine'i ja see on umbes 2000 miili pikk, siuke pikk matk. Ja ta on kirjutanud siis, noh, ta otsustas ka, ta oli, noh, ütleme, inimesed, kes pole kunagi matkanud ja siis mõtlevad, et ma tahan ka selle ära teha ja siis otsustavad, et ma teen mingi meeletult crazy matka esimene kord oma elus ja kohe lähen ja teen ja võtan, eks ole, see on nagu, sa kukud kohe läbi, sest sul ei ole seda ettevalmistust. Tema lugu on see, et ta oli varem hästi palju matkanud ja plaaninud ja mõelnud selle pika matka peale, aga siis üks päev ta lihtsalt ütles, et okei, aitab, et ma olin küll mõelnud mitu aastat hiljem seda teha, aga ma ei taha enam oma tööd teha, ma ei taha enam seal kontoris istuda, ma tahan selle matka ära teha ja ta läks üksi. Ja alguses natukene tema naine siis käis esimesed päevad kaasas ja paar sõpra tee peal käivad taga kohtumas, aga suures osas ta läks üksi seda tegema.
tegema, ta ütles ka just see lause, mis sa ütlesid, see vabadus, et sa saad ise vastutada. Tema üks selliseid esimesi argumente seal raamatus nende esimeste päevade jooksul, et ma olin üksi siin metsas, mul ei ole mitte midagi, mul ei ole mitte mingit suhtlust muu maailmaga, mu telefoni ei võta siin ühtegi antenni kätte ja ma olengi täiesti üksi. Et see on selline vastutus, et praegu siin ainult mina vastutan selle eest, mis minuga saab. Ja selle asemel, et olla hirmutav, oli see nagu tema jaoks samamoodi selline väga vabastav ja jõuline kogemus. Et selles on kindlasti oma selline tõetera, et aitäh raamatusoovitusest. Aitäh sulle raamatusoovitusest ja kuulajatele aitäh, et te olete teinud selle saate üldse võimalikuks. Lähme proovime midagi uut, tulge meiega kaasa ja kohtumegi järgmises osas juba R2 tähe all.